Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, avaksin selle töönädala eelarve kontrollikomisjoni istungi ja ettepanek on siis arutada täna riigieelarve baasseaduse ja muutmisseaduse eelnõu ja kolmapäeval arutada siis kutsuda ka eelarvenõukogu esimees ja arutada siis ka riigieelarvet ja riigieelarve strateegiat. Kui see päevakord on vastu võtta, ma loeksin selle kinnitatuks. Ja meil on tänasele koosolekule kutsutud hulk tarku ja asjatundlikke inimesi selles eelnõu küsimuses. Rahandusminister Jürgen Ligi, asekantsler härra Kirsipuu Rahandusministeeriumist, fiskaalpoliitika osakonna juhataja härra Lättemäe, osakonna härra Steinberg, eelarvearenduste osakonna juhataja proua Anneken Lipp, eelarvearenduste nõunik proua Silve Breimer, õigusloome valdkonna juht ministeeriumist proua Virge Aasa, majandusministeeriumi õigusosakonna juhataja härra Tiit Rebane, regionaalministeeriumi kohaliku omavalitsuse osakonna juhataja härra Sulev Liivik, õiguskantsleri kantselei ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja proua Evelin Lopman ja riigikontrolör Janar Holm. See baasseaduse eelnõu sisutab mitu elementi endas sisuliselt, üks puudutab võlakoormust, teine puudutab eelarve enda sisemist struktuuri ja veel mitut aspekti sellega seoses. Et ma annaksin siis sõna kõigepealt härra rahandusministrile, et tutvustada seda eelnõud nendes erinevates tahkudes ja siis ministeeriumi töötajad saavad täiendada ja siis kuulaksime ära teiste institutsioonide esindajad. Härra minister, palun. Ma selle kinooperaatori rolli annaks ametnikele, aga lihtsalt sissejuhatuseks tunnistan nõudlust, et Eesti vajab muutusi ja muudame ka siis baasseadust nagu kõike muud. 4 suurt plokki on seal, kõigepealt Euroopa Liidu fiskaalse järelevalve uuendatud raamistik võetakse üle, siis suurendame järjekordselt riigieelarve mahtu sedapidi, et muutub liigendus ja tehakse siis muudatus või tehakse siis nähtavamaks kulupõhisust. Olete näinud juba kilogramme on juurde tulnud sellele eelnõule tulemusena ja ta on muutunud veelgi läbipaistvamaks. Kolmandaks siis toetuste andmise sätted, mis toetused on korralik, et süsteemselt nad on nagu reguleerimata üldmõiste, aga me kirjutame ta siis täpsemalt, mis asjad ja mismoodi neid siis tuleb anda, mis nad on ja lõpuks siis omavalitsuse eelarveid puudutav plokk. Aga puust ja piltidel on seda ilmselt parem vaadata kui suuliselt. Paneme Sveni kino või kes esitab. Raul alustab. Raul. Jaa, üks osa üks osa 4 muudatuste plokist on seotud Euroopa Liidu direktiivide ja määruste muutumisega. Nende muudatuste, ma ütleks, minu üldistus tegelikult, mida Euroopa oma õigusaktides tegi, oleks nagu see, et kui varasemalt Euroopa Liit üritas fiskaaldistsipliini tagamisel liikmesriigile ette kirjutada sellist keskpikka trajektoori, ehk et ütles, et -1% struktuurselt, see on niisugune keskpikk trajektoor, siis tegelikult sellises üldises loogikas need uued reeglid, mis Euroopas on, keskenduvad rohkem sellele, et Euroopa Liit ütleb, et meie -3% nominaalset defitsiiti ja 60% võlakoormat, need on nagu need reeglid, mis Euroopas kehtivad, aga liikmesriik ise peaks nagu vaatama rohkem hoolitsema selle eest, et kuidas ta oma eelarvedistsipliini tagab ja seetõttu keskendutakse rohkem nendele riikidele, kes siis emba kumba või mõlemad piiri rikuvad, ehk et seda -3 või 60%. Muudatusi tegelikult direktiivis mitmeid, uued dokumendid, eelarvenõukogu kohustusi täiendatud, defineeritud täpsemalt vabastusklauslid, nii Euroopa Liidu ülesed kui rahvuslikud, kohustuslikke osi juurde, näiteks kliimamuutustega kaasnevaid makrofiskaalriske hinnata ja muuhulgas siis paratamatult me peame
muutma või üle vaatama ka meie siseriiklike eelarvereeglite käsitluse puhtalt juba sellepärast, et praeguses hetkel kehtivas seaduses on viidatud Euroopa dokumentidele, mis siis Euroopa uuenduste käigus tegelikult on oma kehtivuse kaotanud, ehk et ajakohastada niikuinii tuli. Ja natukene selline filosoofiline küsimus, et kuidas seda eelarvereeglit paika sättida. Matemaatiliselt on niimoodi, et umbes 0,75 kuni -1% defitsiiti on see, mis võlakoormuse nagu stabiliseerib teatud tasemel, et see lihtsalt matemaatiliselt niimoodi välja tuleb, sellepärast, et kui me nagu ajas hakkame oma riigi võlakoormust pikendama, siis võlakoormus on võlg jagatud SKP mahuga, siis võlatase ise kasvab, eks ju, intressi võrra pluss siis defitsiit ja SKP kasvab nii, nagu nominaalne SKP kasvab ja nende kahe valemi koosmõjus võib siis välja arvutada, et kus see umbes see tasakaalupunkt on, aga tegelikult 0%-se või täpselt tasakaalus eelarvega võlakoormus osakaaluna SKP-sse hakkaks kahanema. Ja sätitud siis on see eelarvereegel selliselt, et eelarvereegli piir oleks umbes, tähendab -1% struktuurselt, mis siis tegelikult võiks selle võlakoormuse stabiliseerida 30% juures SKP-st ära. 30% SKP-s tegelikult meil on juba baasseaduses see kontseptsioon hetkel olemas, et kas aastani 2030 või siis 30%-se võlakoormuse saavutamiseni ka hetkel on struktuurse defitsiidi siis määrad kas 0,5 või -1%, või -1%. Nüüd see 0,5% sealt erinevust natukene peegeldab ka seda, mis Euroopa reeglistikus toimus, et kui Euroopa reeglistik varem rääkis umbes -1% suurusest keskpikast eelarve eesmärgist, siis nüüd teatud elemendid selles Euroopa raamistikus lähtuvad -1,5% suurusest struktuurse defitsiidi eesmärgist, ehk et see 0,5% oli ka selle Euroopa reeglites paranemine. Ja siin on nagu simuleeritud erinevaid võimalikke valikuid, et kui me nüüd lähtuksime sellest, mis see uus Euroopa reeglistik ütleb, et kuni -3%-ni liikmesriik tegelikult saab ise otsustada, kuidas ta oma eelarvepoliitikat ajab, siis selle -3% defitsiidist lähtuva eelarvepoliitika puhul on selge, et meie võlakoormus hakkaks püsivalt kasvama. Et meie SKP lihtsalt ei kasva nii kiiresti, et kompenseerida ära nii intressikulu kui ka siis seda defitsiidi mõju. -1% pikas perspektiivis stabiliseeriks selle võlakoormuse umbes 30% juures ja kuna siin on olnud diskussiooni selle üle, et mis see 0,5% struktuurset defitsiiti tähendaks, siis see tähendaks umbes 20% juures. Natukene selline ühiskonna valikute koht. Rootslased hiljuti võlakoormuse osas ütlesid, et Rootsi on nagu piisavalt sükene väike riik, et Rootsis võiks olla sihtida umbes 40%, aga meiega võrreldes on Eesti väiksem ja mõjutatud maailma raputustest rohkem, et selles mõttes see 30 tundub olevat võib-olla kohasem ja see on meil seaduses hetkel kirjas ka seadusandja poolt tegelikult nagu üks indikaatorina antud. Nüüd, kuna mul kolleegid nii eelarvenõukogust kui Eesti Pangast on nagu korduvalt rääkinud, et see joonis, eks ju, mida te eelmisena nägite, et see natukene eksitab ära, et see on nagu liiga sile. Ja tõsi ta on, ta nagu selles mõttes liiga sile oli, et kui sellele eelmisele pildile tagasi mõelda, siis tegelikult riikide võlakoormuse areng on selline, et ta pigem on nagu stabiilne, kui riik vähegi mõistlikult käitub ja siis on mingisugused kriisid, mille käigus siis tegelikult riik peabki sekkuma ja mille käigus need võlakoormused hüppeliselt kasvavad, et kunagi ei ole see areng sujuv. Ja selle illustreerimiseks on ka selle eelnõu seletuskirja toodud, on tehtud meil simulatsioonid, et kui me võtame meie enda ajaloolise volatiilsuse aluseks ja vaatame, et me küll plaanime parima äranägemise järgi siis mingisugust reeglist lähtuvalt, aga siis meil on siin 20 aasta pikkune periood, nendes andmestikus on olnud 2 suurt kriisi, finantskriis 2008-2010
Covid-kriis, et kuidas see nagu majandusest läbi läheb, et kuidas see nagu mõjutaks nii defitsiiti kui võlakoormust. Mudel on Euroopa Komisjoni oma, Euroopa Komisjoni metoodika, ainukene asi, mis me selle sisse panime, oli siis meie enda viimane prognoos pluss siis nagu see reeglistik. Ja histogramm või sükene tõenäosusjaotuse kõverad. Kui me plaaniksime nominaalse defitsiidiga -3, siis oleks üsna arvestatav tõenäosus, et me sellest -3 piirist mingisuguse šoki mõjul võiksime allapoole langeda. Seal oli niimoodi, et 7-aastase perioodi jooksul praktiliselt vääramata tõenäosus, et tuleb riigil rinda pista nagu ülemäärase eelarve defitsiidi menetluse riskiga, mida ma antud juhul mõõdan sellega, et kas -3,5% ületav defitsiit või 2 aastat järjest -3 ületav defitsiit. Ja joonisel kenasti näha, et kui reegel on -1 või -0,5, siis see tõenäosus on väiksem, aga ei ole ka nagu olematu, et isegi ka meie tegelikult ju Covidisse sattusime selliselt, et oli küll 0,5% suurune struktuurse defitsiidi reegel, aga tegelikult defitsiit tuli päris suur peale ehk, et need šokid ongi väikeses riigis üsna suured. Ja siin on arvestatud siis Eesti spetsiifiliste šokkidega. Ja kui sa järgmise joonise paned, see on viimane, et tegelikult sellest reeglist sõltub üsna palju võlakoormusele, ehk et nagu see esimene silejoonis näitas, et -3% plaanides me sinna 60% lähedale liigume, aga kui šokki juurde panna, siis tegelikult oleks juba 15 aasta perspektiivis üsna suur tõenäosus ületada 60%, aga emma-kumma siseriikliku reegli puhul see tõenäosus jääb väikseks, ei ole olematu. Keegi ei oska ette öelda, et 15 aasta jooksul meil ühtegi šokki ei taba, aga selles mõttes mingis selline reegel, mis siis täiendab Euroopa nõudeid, on mõistlik puhtalt selleks, et siis hoida võlakoormust madalana ehk hoida nagu riigil tugevusvaru järgmistele kriisidele reageerimiseks. Ja sellest loogikast lähtuvalt on siis need ettepanekud baasseadusse tehtud. Nii, ma siis jätkaks järgmiste muudatustega. Päris palju on selles eelnõus rõhku pandud eelarve arusaadavamaks ja läbipaistvamaks tegemisele. Ja see ei ole nüüd selline ainult Rahandusministeeriumi nägemus, mis selles eelnõus väljendub. Seda on, need põhimõtteid on lihvitud siis koostöös Rahanduskomisjoniga alates käesoleva aasta algusest. Ja hea meel on ka tõdeda, et näiteks Isamaa algatatud baasseaduse muudatusettepanekud kannavad sama vaimu, et meil on koos mõjus siis tegevuspõhine vaade ja majandusliku sisu vaade. Ehk siis tundub olevat selline suhteliselt laiapõhjaline konsensus, need 2 vaadet on üksteist täiendavad ja need on ka siis nii selles baasseaduse eelnõus sees kui ka 2026. aasta riigieelarve juba vastab sellele loogikale. Aga muudatused ise siis puudutavad riigieelarve terviklikumaks muutmist. Kaotame ära riigieelarve seaduse lisa 1, mis liigub siis põhiteksti, vähendamaks dubleerimist. Valitsemisala asutuste koondvaade tuleb juurde riigieelarvesse, ehk on võimalik siis asutuste, allasutuste eelarveid näha valitsemisala koondeelarve juures. Lisame seadusest tulenevaid kulusid, muuhulgas õiguskantsleri soovitusel, et Riigikogu liikmed oleks rohkem informeeritud sellest, milliseid eelarveridu ei saa ilma seadust muutmata muuta. Ehk siis neid on juurde toodud, need oli ka enne, aga seadust on selle koha pealt täiendatud ja näiteks on ka edasiantavad maksud lisatud, mis enne olid muude kulude all, aga päris suured tükid eelarvest läbi liiguvad, näiteks Tervisekassale eraldatav sotsiaalkindlustusmakse osa või ka hasartmängumaksust laekuv tulu, mis edasi kantakse, on nüüd eelarves eraldi ridadena välja toodud. Teema, mis võib-olla põhjustas veidi segadust eelarve mõistmisel, oli siis amortisatsiooni arvestus ja oli meil siis segunenud mitterahaline rahaline eelarve riigieelarves. Oleme me nüüd selle välja tõstnud, selle amortisatsiooni riigieelarve seaduse pildist, ehk siis riigieelarve seaduses olevad numbrid sisaldavad edaspidi ainult rahalist eelarvet ja amortisatsiooni arvestuse sellest tulenevad järeldused on kirjeldatud siis eelarve seletuskirjas,
kuna olulise teemaga tegemist on. Päris ära kaotada seda analüütikat ei ole mõistlik ja on ta siis rohkem ja paremini seletuskirja tasemel senisega võrreldes välja kirjutatud. Ja seletuskirjast rääkides, siis arusaadavus ja läbipaistvus tekib alati seaduse ja seletuskirja koos mõjus. Ei ole nii, et kõik info on seaduses, mis vähegi huvitab, või vastupidi, et seaduses on väga üldised numbrid ja kõik info on seletuskirjas. Et alati on see tasakaalu otsimise küsimus, et mida seaduse tasandil selgitada ja millest tulenevad piirmäärad eelkõige ministeeriumidele ja mis on siis seletuskirja roll. Ehk kui keegi soovib kõike leida seadusest, siis seda ei ole kunagi olnud võimalik ega mõistlik teha. Keegi ka nii seda ei tee, alati on sellele seadusele täiendav seletuskiri. Aga oluline on see, et see seletuskiri oleks hästi seostatud riigieelarve ka. Ja selleks on päris palju muudatusi ellu kutsutud, et see seletuskiri oleks paremini seostatud. Ehk siis oleks rida-realt võimalik leida õigeid kohti seletuskirja vastavuse mõttes seadusega, kuni selleni, et selgitav tekst kirjeldab siis tegevuspõhist ja majanduslikku sisu koos mõjus, mis ongi tegevuspõhise eelarve eesmärk. Kirjeldatakse, mis eesmärgiks raha läheb ja kirjeldatakse ka juurde, mis ressurssi selleks kasutatakse. Ja oluline on ka Riigikogu informeerimine aastasisestest muudatustest, ehk siis teadupärast, nii nagu kõikides riikides on olemas paindlik uus ministritel ja valitsusel eelarves teha muudatusi detailsema liigenduse kontekstis, aga oluline on see, et Riigikogu oleks siis ka nendest muudatustest teadlik ja mitte nii, et peab käima mööda ministeeriumide kodulehekülgi siis neid käskirju kokku otsimas, vaid seda tehakse siis edaspidi süsteemsemalt ja selle võrra ka läbipaistvamalt. Järgmine plokk muudatusi puudutab riigieelarvest toetuste andmisi, et siin on ka olnud aastaid üleval probleem, et võib-olla selline õigusraamistik toetuste andmisele ei ole piisavalt selge, ehk siis milliseid toetusi riigieelarvest antakse ja millistel alustel ja seda valdkonda siis reguleeritakse senisega võrreldes põhjalikumalt. Jutt käib siis ministeeriumide poolt otsustuspõhiselt või määruse või käskirja alusel antavatest toetustest ja edaspidi on nad siis reguleeritud 3 valdkonna kaupa, projektipõhine tegevustoetus ja sotsiaaltoetus ja sätestatakse ka siis tagasinõudmise alused ja tingimused ja aruandlus sinna juurde. Järgmine teema on kohalike omavalitsuste üksuste eelarvete ja riigieelarve seosed. Siin on siis lihtsustatud tasandusfondi ja toetusfondi jagamise aluseid, ehk siis edaspidi määratakse need jaotuspõhimõtted riigieelarves, ei pea neid ilmtingimata kehtestama valdkondlikes seadustes ja samal ajal toetusfondi jaotamise aluseks olevad arvnäitajad on edaspidi valdkondlikes seadustes, mitte riigieelarves. Toetusfondis kavandatakse ainult püsivad toetused omavalitsustele ja muudetakse ka siis juhtumipõhiste toetuste põhimõtteid, ehk edaspidi ei ole riigil kohustust juhtumipõhiste toetuste üle eelarve läbirääkimisi pidada ja valdkonna minister saab siis ka võimaluse anda juhtumipõhiseid toetusi tegevuskuludeks ja investeeringuteks senistest lihtsamate reeglitega. Ja samal ajal riiklike ülesannete rahastamisel tuleb siis koostada ministri määrus, kuidas riigieelarves kajastatud kulude hüvitamise määrade suurus kujuneb. Seaduse tükid jõustuvad erinevatel aegadel. Põhimõttena 1. detsembril 2025, ehk siis uus eelarve ülesehitus, arusaadavuse läbipaistvuse osa hakkab kehtima juba 2026. aasta eelarvele. Seda me siin eelmises komisjoni istungil ka lahkasime seda riigieelarvet. Vabariigi valitsuse reserve enam edaspidi üle ei kanta ja selle ülekandmise piiramine vähendab siis aastast aastasse ülekantavaid vahendeid, ehk seda rulluvat eelarve raha ja see rakendub juba käesoleva aasta jäägile, ehk siis järgmise aasta ülekantavad vahendid võiksid selle summa võrra olla väiksemad. Kõik, mis puudutab toetuste temaatikat, siis pooleli olevatele toetustele kohaldatakse siis enne selle aasta lõppu kehtivat redaktsiooni ja
siis uusi või seda uut regulatsiooni riigisiseseid toetusi planeeritakse uute toetuse liikide kaupa esimest korda 2027. aasta eelarves ehk siis järgmise aasta sügiseses protsessis, et anda aega üleminekuks. Ja riigisisesed toetused, siis, mis on seni olnud õigusaktidest tuleneva aluseta, tuleks siis kooskõlla viia hiljemalt 2026. aasta 31. detsembriks. Ja lõpetaksin ka paari slaidiga põhiseaduse ja riigieelarve vaheliste seoste kohta, kuna see on olnud ka teemaks. Eelmine kord siin komisjonis ka põgusalt seda puudutasin, aga käin korra üle. Põhiseadus siis ütleb riigieelarve kohta seda, et iga aasta kohta võtab Riigikogu seadusena vastu kõigi tulude ja kulude eelarve. Oleme kuulnud ajaloos kuidagi väidet, et kuna eelarve on tegevuspõhine, siis kõik kulud eelarves ei sisaldu, et see on veidi eksitav väide, sellepärast et kulud täismahus või prognoositud mahus, kuidas iganes, on olnud riigieelarves alati sõltumata eelarve tüübist, kas eelarve on kassapõhine või tekkepõhine, tegevuspõhine või majandusliku sisupõhine. Kõik kulud parima teadmise juures on alati eelarves kajastatud. Küsimus on olnud kulude siis liigendamise viisis. Ja põhiseaduse siis kommentaarid, täiendused, mis selgitavad põhiseadust, muuhulgas ütlevad, et põhiseadus ei reguleeri riigieelarve struktuuri, riigieelarve täpsusastet ega koostamise põhimõtteid. See tähendab seda, et kas riigieelarve on kassa- või tekkepõhine, asutuste või tegevuste põhine, seda põhiseadus ette ei kirjuta. Küll aga on oluline see, et see struktuur ja täpsusaste tagaksid piisava üldistusastme, tuvastamaks riigieelarve raha kasutamise eesmärgid. Ma arvan, et selle üle käibki arutelu, et kas siis detailsus on piisav, kas ta on ebaühtlane, kas ta on, kus on need kitsaskohad siis, et suurendada riigieelarve ja põhiseaduse omavahelist kooskõla. Ja selle nimel me oleme aastaid baasseadust täiendanud, muutnud, teinud seda koos Riigikoguga, koos avalikkusega, koos erinevate osapooltega ja täiendanud nii seletuskirja, seaduse pilti viimase 5 aasta jooksul 3-4 korda. Praktiliselt iga aasta selle sätte eesmärgi täitmiseks on pingutusi tehtud ja seda ka sellel aastal. Ja need muudatused, mis siis seda veel kord üle korrates seda põhiseaduspärasust peaks aitama luua, kui lähtuda sellest, et riigieelarve on siis riigi kõiki tulusid ja kulusid hõlmav terviklik ja arusaadav dokument, siis on vähendatud dubleerimist, nagu ma ütlesin, on kaotatud seaduse lisa, see on tehtud arusaadavuse huvides. On täiendavalt kirjeldatud lahti seadusest tulenevad kulud, ehk siis on võimalik selgemini aru saada sealhulgas Riigikogu liikmel, mida on võimalik seaduses muuta, mida mitte. On vähendatud kuluridade arvu, mida ministri käskkirjaga on võimalik muuta. Paindlikkust ei ole muudetud. Minister saab jätkuvalt näiteks töö- ja majandamiskulude vahel vahendid ümber tõsta, aga riigieelarve seaduses siis on vähendatud selliste selgitavate ridade arvu, kuna on olnud ka etteheide, et mida rohkem on selgitavat osa riigieelarves, seda väiksemaks võib-olla see põhiseaduspärasus läheb, sellepärast et paindlikkus antakse ministrile seaduse tasandil sellisel juhul ühte või teist rida muuta. Ja viimaseks on siis arusaadavuse huvides samuti välja viidud amortisatsioonikulu, et eristada rahaline ja mitterahaline eelarve. Ja see töö, mis käib siis riigieelarve arusaadavusega, ütleme siis sõnastuslikul tasemel, kui me räägime programmide, tegevuste ja tulemusvaldkondade sõnastuste muutmisest, selgemaks kirjutamisest, siis see on igapäevane töö ja ei eelda riigieelarve baasseaduse muutmist, küll aga taustal on siis erinevad töövood sellega seotud, et need, kes seda riigieelarve tarbivad, loevad, selle alusel otsuseid teevad või ka muudatusettepanekuid soovivad sõnastada, et nendel oleks võimalikult siis arusaadav, aga see veel kord on selline taustatöö, mida me ka järgmisel aastal päris suure hooga ette võtame. Ehk siis kokkuvõtteks neid teemasid, mis aitavad riigieelarvest aru saada, suurendavad läbipaistvust, otsivad tasakaalu seletuskirja ja seaduse vahel, on väga palju, kõikide nende teemadega tegeletakse ja see eelnõu võiks olla järgmine samm selle suunas, et Riigikogu ei oleks mitte lihtsalt läbipaistev, vaid arusaadav, vaid ka põhiseaduse pärasem selle kaudu. Aitäh! Aitäh! Kõik on, tundub vist, võikski nagu koma punkti panna või Isamaa eelnõuga arvestatud, kõik on hästi. Aga kuulame ära võib-olla ka erinevate institutsioonide arvamused.
Ja ma annaksin sõna kõigepealt siis õiguskantsleri institutsiooni esindajale. Õiguskantsler on saatnud ka oma kirjaliku hinnangu sellele küsimusele ja paluks siis õiguskantsleri tähelepanekut selle baasseaduse muudatustega. Tere, aitäh kutsumast. Jah, et me augustist saatsime oma kirjaliku seisukoha, see on üsna lühike, tegelikult seda ümber ei hakkaks rääkima, et mõned punktid lihtsalt. Et me oleme just nimelt vaadanud baasseadust, mitte siis seda ettevalmistatavat järgmise aasta eelarvet, et ehk siis keskendunud baasseaduse muudatustele. Ja meie arvates ikkagi tekib küsimus sellest, et kas see paindlikkus, mida baasseaduse muudatused lubavad, tähendab seda, et minister saab muuta Riigikogus otsustatud kulukirjaid, sealhulgas neid ümber tõsta, ja kui ta saab, et siis järelikult ja tegelikult otsustab minister, mitte Riigikogu. Ja sellest me näeme probleemi põhiseaduse vaatest. Aga iseenesest on väga mõistlik ja arusaadav see, et kogu aeg otsitakse tasakaalu selle paindlikkuse ja siis tegevuspõhise eelarve vahel, et see ongi vajalik ja väga hea, et sellega tegeletakse. Ja mitmed muudatused ka seda meie murekohti kindlasti ka lahendavad. Selle üle on väga hea meel. Aga näiteks küsimused, mis endiselt on üleval, et kas tegevuspõhiselt on üldse mõistlik käsitleda seadusest tulenevaid kulusid. Et kui kulud on mingi teise seadusega juba otsustatud, näiteks mõne toetuse maksmine, perehüvitised, siis ei ole ju mõtet neid panna programmidesse ja mõelda mõõdikuid välja nende jaoks, et seda tuleks hinnata selle sama konkreetse seaduse juures, millega see kulu on ette nähtud. Ehk siis, et võib-olla ongi üks võimalus edasi minna nii, et tegevuspõhist eelarvet koostataksegi valdavalt nende kulude osas, mis ei ole kinni kirjutatud juba mõne muu seadusega ja mille puhul siis saabki sõnastada väga konkreetse eesmärgi ja mõõta selle eesmärgi saavutamise efektiivsust. Et see on nagu see mõte, mis meil on selle viimaste muudatuste pinnalt tekkinud. Ja me oleme väga rõõmsad selle üle, et Rahandusministeerium on teinud väga suure töö ära seoses nende toetustega seotud küsimuste lahendamiseks. See on tõesti aastaid on sellega tulnud vaeva näha, et see on väga suur töö, mis te olete ette võtnud, väga hea, et see nagu saab korda. Ja, aitäh. Nii, aitäh. Ja ma annaksin sõna nüüd härra riigikontrolörile. Ka riigikontrol on esitanud põhjaliku kirjaliku hinnangu. Jah. Aitäh. Ja ma arvan ka, et selles baasseaduses on väga olulisi asju käsitletud, tõesti alustades kas või sellest toetusi puudutavast regulatsioonist, see, et mitterahalised kulud ehk amortisatsioon läheb sellest pildist välja. Seletuskirja, mitte välja, vaid seletuskirja on ääretult mõistlik, mitmed KOV puudutavad täpsustused on asjakohasemad ja mitmed märkused, mis me seal tegime, oleme tegelikult läbi arutanud ja on siis täpsustamist leidnud, mis puudutasid siin erinevaid teemasid eelarve kasutamisele eelarve aasta ja nii edasi. Et küsimus, mis meil üleval on tõepoolest see, et kuna Riigikontrolli ülesanne on just nimelt hinnata seda, kas raha on kasutatud vastavalt eesmärgile siis, või sihtotstarbe kohaselt, et siis see on see koht, kus tõepoolest Riigikontroll tajub, et selle ülesanne täitmine on keeruline, kuna see, mis sihtotstarbel kellele, kui palju raha antakse, et seda meie hinnangul ka praegu vaatamata neile pingutustele on keeruline paljudel juhtudel tuvastada. Et see, mis puudutab seda põhiseadusele vastavust, et eks selle hinnangu saab täpsemalt õiguskantsler anda, aga ja teised organid, kes tegelevad, aga see koht, kus ma nagu teatavat probleemi näen, on see, et see sama viide sellele, et Riigikogu võtab seadusena vastu riigi kõigi tulude ja kulude eelarve, siis selle üheks mõtteks on täidesaatvale võimule kulutuste piiride seadmine. Nii et iga see punkt, mis seal on, peaks seadma annab volituse siis teatud ulatuses raha kasutada, aga kui suurel hulgal nendest ridadest tegelikult piire ei ole, et on informatiivne, et minister saab seda täies ulatuses muuta, asutuste puhul siis kogu eelarve mahu ulatuses, mis valitsemisala puudutab ja tegevuste osas, siis, kus seal sees on tegevuste siseselt, siis ju tegelikult neid piire seatud ei ole ja päris keeruline olukord on see, kui siis mõni Riigikogu või kui Riigikogus tehaksegi otsus mõne rea muutmiseks
suurendamiseks näiteks mõne teise rea arvel, siis tegelikult eelarve täitmisel seda ei pea arvestama. Et seda saab ignoreerida, seda saab vähendada, et see ei ole kindlasti hea lahendus, kui selline võimalus on. Et üks problemaatiline osa on, et on küsimus ka selles, et miks peab just nagu baasseadusega piirama või seda paindlikkust nagu fikseerima. Ehk seni on riigieelarve vahendiste liigendust eelarveaasta või vastavas eelarveseaduses tehtud. Et tegelikult võiks jääda selle juurde, et anda volitus seda seaduses teha, sest hetkel juhul, kui ühel hetkel otsustaks valitsus või Riigikogu, et mingid kindlad kulurida on soov kas kärpida või vähendada, siis selleks tuleb jälle baasseadust muuta. Et ma arvan, et sellist paindlikkust kirjutada, totaalset paindlikkust baasseadusesse, et see ei ole ka otstarbekas, et seda on võimalik ka iga-aastaselt ju selles konkreetse eelarve seaduse raames otsustada, et ilmtingimata ei pea seda siis baasseaduse muudatusega tegema, et see võimalik oleks. Aga igal juhul me toetame seda suunda, mis Rahandusministeerium on võtnud selleks, et siis seaduse tasemel ka päriselule lähemale, et administratiivse ja majandusliku sisu järgi see jaotus tuleks, ta võiks olla siduvam, et see paindlikkus ei tohiks olla totaalne ja igal juhul ka see, mida me rääkinud oleme, tegevuspõhine vaade seal, kus see seos on loomulik, mitte kunstlik, et mis ühtib selle seisukohaga, mis ka õiguskantsleri esindaja viitas ja see on võib-olla üldiselt kõik, kui on küsimusi, see on täpselt. Aitäh. Härra rahandusminister soovib repliiki või tähendust. Võib-olla kommenteeriks natuke seda üldist muljet selle kriitika ümber, et mina ise olen saanud selle algatuse eelmise rahandusministri perioodi ajal, kui ühte edumeelset soovitust, mida meil annab siin, räägime just tegevuspõhisusest, mida mitte meile, vaid rahvusvaheliselt soovitab OECD. Olen proovinud siis leppida, aga kirjetasin ka esimesel siis koosolekul juba ära oma kõhklused. Aga minu kõhklused, ma ei aja neid kuidagi, ei ole peale ajanud ja tunnistanud, et ideena on see ilmselt edumeelne tõesti ja strateegilise planeerimise eelarve sidumine on, kuidas öelda, ajamärk. Ja olen näinud, kuidas inimesed tõesti pingutavad ja pärandavad kogu aeg seda asja, aga saavad kogu aeg ämbrist hästi kurje kommentaare. Et tõesti inimesed on pühendunud, kogu aeg tulevad nõudmistele vastu ja saavad ainult sõimata. Osa sellest tuleb Riigikogust, osa tuleb institutsioonidelt mingite pealkirjade näol, mis pärast selgub, et ei olegi päris nii mõeldud. Saime ka täna siin positiivsemaid hinnanguid, eks ole, kogu asjale, aga see on olnud, ma võin tunnistada inimestele ka isiklikult solvav, et nad peavad oma töökohta niimoodi lugema. Nüüd, kui ma kuulisin täna kommentaare, siis kuulsin ka, ütleme, kui öelda tunnustust, vaid nõustumist, et liigutakse õiges suunas, see ongi minu arvamus, et tagasipöördumist selles asjas ei ole mõtet praegu arutada. Kulupõhisus on vähemalt sama läbipaistmatu kui tegevuspõhisus oma halvimates näidetes. Praegu me kõige halvemas näites ei ole kindlasti, mitu aastat hiljem olen pigem positiivse poole peal. Aga nüüd, kui kuulda siis kõigepealt õiguskantslerit ja Riigikontrolli, et torkas õiguskantsleri puhul kõrva see, kuidas seadusega määratud kulusid justkui ei peaks programme kirjutama või programmipõhiselt kirjeldama. Et minule tundub küll see asi natuke vastupidi, et elu ei lähtu paragrahvist, kuigi põhiseadus ütleb midagi üldiselt ette, aga kokkuvõttes ka seadused tehakse ikkagi mingite riigi eesmärkide järgi.
ei peaks niimoodi päris olema, et jurist ütleb, et nii peab olema paragrahvis ja programm peaks olema midagi sellel kõrvalseisjad. Ilmselt need asjad on omavahel pigem seotud. Seaduse tehakse riiklikest eesmärkidest lähtudes. Ja Riigikontrolli puhul siis see, kas peaks seda paindlikkust kirjutama seadusse. Minule tundub just sellele oma pikale sissejuhatusele viidates, et see on olnud pidev pingutus olla meele järgi kriitikutele, püüda täpsemalt, püüda arusaadavamalt reguleerida asju. Muidugi kahju, kui see tuleb nüüd tagasi jällegi teistpidi kriitikana, aga mulle on see mulje jäänud, et kõike seda paindlikkust püütakse võimalikult seaduse tasemele kirjutada, et oleks vähem kriitikat ja iga aasta eelarve paindlikkus justkui tundub oma reeglipärasuses pigem kahtlane. Aga seda võib ka edasi arutada, et miks te nüüd seda pidi siis nagu kosja tulete meile, kui on püütud nii väga seaduse tasemel ja mitte siis iga aasta seaduse või ka mingi määruse järgi asju teha. Aitäh! Aitäh! Mul oleks üks küsimus rahandusministrile või tema kolleegidele, kui on täpsustamalt. Et kui ma saan õieti aru, oma aspekt puudutab nüüd selles eelnõus, tähendab defitsiidi poliitikat, defitsiidi piirmäära poliitikat. Ma saan aru seda, et vabastusklauslina selle Euroopa Liidu määruse puhul me peame silmas muuhulgas ka seda klauslit, mis on siis praegu rakendunud seoses riigikaitsekuludega, eks ole, 2028. aasta lõpuni. On nii? Ja see võib olla ka tulevikus mingeid muid vabastusklauslid, eks ole, kui Euroopa Liidu tasemel see kokku lepitakse. Ja ma saan aru, et praegu, ja mul on küsimus härra rahandusministrile, kuidas see mehhanism siis nüüd välja näeks, kuna on öeldud, et valitsuse intentsiooni järgi peaks see eelnõu jõustuma juba 1. detsembrist ja hakkama kehtima ka 2026. aastast, eks ole, eelarve puhul. On nii? Et siin öeldakse selles eelnõus, et vabastusklauslit võib rakendada tingimusel, et see jõusta riigi rahanduse jätkusuutlikus keskpikas perspektiiviks ja tegelikult siis et selle puhul vabastusklauslit tohib rakendada üksnes juhul, kui majandussurutis esineb ka Eestis ja see on tõsine. Ja majandussurutiseks loetakse olemasolevaks ja tõsiseks, see on anglitsism, aga hästi olemasolevaks ja tõsiseks, kui majandusprognoosi kohaselt on reaalse sisemajanduse koguprodukti aastakasv negatiivne või reaalse sisemajanduse koguprodukt on rohkem kui 3% madalam potentsiaalsest reaalsest sisemajanduse koguproduktist. Ehk teisisõnu, praegu vähemalt esitatud jooksva 2026. aasta eelarve projekti järgi on meil tegemist siis nii-öelda struktuurse defitsiidiga vist veidi üle 3%, eks ole. Ja selles loogikas seda vabastusklauslit saaks rakendada juhul, kui meil on selle eelnõu järgi majandussurutis Eestis ja see on tõsine ja antud juhul siis selle definitsiooni järgi, et kui on reaalse sisemajanduse koguprodukti aastakasv prognoositult järgmisel aastal, 2026. aastal negatiivne või rohkem kui 3% madalam potentsiaalsest reaalsest sisemajanduse koguproduktist. Ja minu küsimus on, et kas selle baasseaduse esitatud eelnõu mõttega ja milliste elementide puhul ta siis on nii-öelda nende argumentidega kaetud, nagu eelnõus on ka kaetud siis 2026. aasta riigieelarve, härra rahandusminister. Härra rahandusminister püüdis kinni sõna defitsiidipoliitika, et see ei ole selle rahandusministri poliitika kunagi olnud. Küll aga mulle see pärandati ja tuleta meelde, kes selle defitsiidi reegliks kirjutas, mitte mina, ega esitanud ja kes hakkas esitama miinusega eelarveid. Aga teine asi siis, mul on hea meel, et sa tunnistad vihjamisi, et Eestis äkki majanduslangust ei ole. Ma kuulen siin reklaamides kogu aeg, kuidas Eestis on majanduslangus ja aina kasvavad maksud. Ma tunnustan sind, et sa oled leidnud selle vastuolu üles ja küsida, aga ma annan selle, see on hästi tehniline
paragrahv, et kus ma... See on poliitiline, rahanduspoliitiline. Ja rahanduspoliitiline asi on, et defitsiidipoliitika asemel on defitsiidipärand. Ja teine asi, siis see vabastusklausel on loomulikult sõjaga seoses sinna otsa. Et seadus kõneleb, ma loen ette paragrahv 9 nendest lõigetest. Siin tõepoolest, see on ju see nii-öelda faktiline põhjendus sellele Euroopale nõnda, aga siin kõneletakse majandussurutisest ja ma selle surutise paragrahvi kohta annan autorile sõna, et ta kirjeldab. Neid vabastusklausli tüüpe on 2 tükki. Üks on Euroopa Liidu üleüldine, mida rakendati näiteks COVID ajal, et Euroopa Liit peatas siis tegelikult ülemäärase eelarve defitsiidi menetluste nii-öelda käivitamise, et tegelikult kehtisid, ja teine on rahvuslik. Ja vahe on selles, et Euroopa Liidu üldist vabastusklauslit tohib nüüd uue selle direktiivi ja uue nagu Euroopa Liidu reeglite järgi käivitada üksnes majandussurutise tõttu. Ja see tähendab tegelikult seda, et tehniliselt, mida Euroopa Liidus tehti kaitsekulude võimaldamiseks, ei käivitatud mitte üle euroopalist vabastusklauslit, vaid lepiti kokku koordineeritud riiklike vabastusklauslite nii-öelda käivitamise. Ja mitte kõik liikmesriigid tegelikult seda ei taodelnud, et neid vist oli 15 tükki või 16, et 16-27. Ja see, mis nüüd käsitleb seda majandussurutist, see nüüd puudutab, eks ju, nii seda üle-euroopalist klauslit ja seal on nagu see mõte on selles, et kui Euroopas on käivitatud vabastusklausel, nagu COVID ajal käivitati, siis tegelikult võib tekkida olukord ja aastal 2021 minu meelest oli Eestis see olukord, kus tegelikult Eestis ei olnud, oli see nii-öelda esimese kriisijärgne buum, et kus ei ole võib-olla mõistlik alati nagu neid lihtsalt lähtuda sellest, et Euroopas on surutis, vaid tegelikult kohustus on vaadata, et kas Eestis on ka surutis, et kas Eestis on see õigustatud. Ja me peegeldasime seda ka siis nagu riikliku vabastusklausli taotlemisele, et kui majandussurutise tõttu majandusklauslit käivitada, et mis see majandussurutis on. Küll on siis võimalik riikliku vabastusklauslit käivitada ka muudel põhjustel ja antud juhul ongi tegemist muu põhjusega ehk et kaitsekuludega ehk et selles mõttes tegelikult see majandussurutise käsitlus siia ei rakendugi. Arusaadud, need on paralleelsed nii-öelda mehhanismid teie ettepaneku alusel. Aga mul on nüüd küsimus, härra rahandusminister. Ma vaatasin siin eelarve seletuskirjas on toodud üks graafik ka, et 2070. aastaks, mis siin on siis 100% SKP-st võlakoormus. Võlakoormuse trajektoor RAM-i pikaajalise prognoosi järgi sealhulgas NATO 5%. Ja tõsi küll, siin on osundatud, et see võlakoormuse maht kahaneb, juhul kui see baasseadus jõustada ja sellest kinni peetakse. Aga praegu me oleme selles olukorras, kus 2000, ja need on tehtud tegelikult ju defitsiiti, siin on võetud nominaalset defitsiiti aluseks, ma oletan, eks ole. Kuna see on reaalraha ja arvestuslikult, eks ole. Et meil on 2026. ja 2027. on vähemasti 4,5% defitsiit ette nähtud riigieelarve strateegias, 4,5%. Ja siis see riiklik vabastusklausel kehtib vähemalt praegustel tehioludel Euroopa Liidu tasemel, mida on võimalik sellisel juhul kasutada 2028. aasta lõpuni, eks ole. Ja nüüd on minu küsimus, et millisel moodusel siis õnnestub ütleme selle riigile strateegia tegemise loogikas valitsusel vältida seda, et ei realiseeru 100% SKP-st võlakoormus aastaks 2070, nagu see Rahandusministeeriumi prognostiline joonis ette näeb. Kui valitsuse rahanduspoliitiline, nii-öelda me näeme praktikas käsitlus on võetud 4,5% defitsiiti. Jaa. Mina ei ole siin kordagi keegi vihjanud, et me kavatseme nii kaua seda ametis olla ja sellist eelarvepoliitikat viljeda, aga see on suhteliselt rõõmus graafik minu jaoks võrrelda, kui vaadata, mis toimub Euroopas üldiselt. Aga see uus eelarvereegel tegelikult kirjeldab,
et me ei tohi seda joont mööda minna, vaid me peame teisi jooni mööda minema. Seal on vist isegi olemas tõmmatud. Pikas perspektiivis muidugi Sven alati tuletab õigust, tänagi tuletab õigesti meelde, on struktuurne nominaalne defitsiit ühesugused. Et selle täpsustuse, see pole vajalik täpsustus praegu nii pikas vaates, aga jah, Raul rääkis ka natuke läbi segi sellest, et selles mõttes ei ole ta rääkinud valesti, aga selgus huvides. Nüüd jah, 100% eelarve defitsiit on Euroopas üsna tavaline, aga me ei kavatse seda püüda, me kavatseme. Mina olen ausalt Aivar Kokaga esimest korda läksin nagu päris vastakuti, kes teatas, et tegelikult tuleb meil saavutada Euroopa võlatase, et siis on võrdne. Ma ei saa aru, miks ta seda rääkis, siis see suur rahanduspoliitika. Aga ma olen suga nõus, et tegelikult ei tohiks seda teha. Jah, aga te ju teete seda, armas rahandusminister. Järgmise ja ülejärgmise aasta võla tase, või tähendab defitsiidi tase on nominaalne 4,5%. Selle aasta arvus on küll 7 sees, aga mitte 70, vaid 27. Ja, järgmise 2 aasta põhjus. Aga küsimus on, et praktika on ju ka tõe kriteerium selles loogikas, et kui te olete öelnud, et sõnades ütlete, et on üks eesmärk, nii-öelda trajektoorina, mis on seal tehtud, me näeme palju laugjamad, stabiilsemad trajektoorid, aga samas see kurss, mis on võetud, 4% defitsiit, sa ütled, küll lohutad mind, ei kavatse kaua ametis olla ja seda eelarvepoliitikat viljeleda. Kaua, aga mitte 120 aastat. Aga minu küsimus puudutab 26. 27. aastat. Et kui ütelus on, et kehtib see riiklik võlavabastus 2028. aasta lõpuni ja minu küsimus on, et milline on siis see perspektiivloogika praegu, see jääb riigieelarvestrateegia sisse, kuidas me siis korraga oleme võimelised juhul, kui see võlavabastus klausel raugeb 2020, kuna see on tähtajaline või nii-öelda ajaline, et kuidas siis meil on võime jõuda eelarve poliitiliste eesmärkideni, millisel meetodil? Härra rahandusminister, andke, see on oluline, põhimõtteline küsimus. Ma nüüd ei teadnud, milline sinu küsimus on sinu küsimus ja milline ei olnud sinu küsimustest, aga väga pikad on need sissejuhatused, et ma juba vastasin, et eelarve 70. aasta ekstrapolatsioon ei kirjelda eelarvepoliitikat selle aja jooksul, me ei tea, kes seda üldse ajama hakkab, aga meie RES-is on juba defitsiidi langus ette nähtud peale 2 aastat, et esimesed 2 aastat tõepoolest käib usin kaitsevarustuse import, mis majandus kuidagi soenda, kuigi siin mõni prognoosi on arvanud, Eesti Pank on arvanud, et see majandus soendab, ei soenda. See jahutab tegelikult, viib raha välja meil, aga eks see ole laenuraha, mis välja viiakse. Ei, aga vabandust, mu küsimus on ikkagi väga lihtne. Et te ütlete, et kavatsetakse jõuda sellele 1%-lisele, ma arvan, et see on vist nominaalne defitsiit, jõuda juba 2032. aastaks. Kuidas sinna jõutakse sellisest defitsiidist 4,5? Seda ei tea mina teiste eest öelda. Kunagi Kaja Kallas tegi selle vea, et ajas tuleviku ja oleviku vormi segi, sest need on eesti keeles ühesugused. Mis ta ütleski täpselt? Ta ütles, et maksud ei tõuse, mõeldes olevikku, aga ta ei saanud aru, et publik tahab seda tõlgendada igavese tulevikuna. Aga kuidas me saame meie ei esita teile riigieelarvestrateegiat 2070. aastani, vaid meie ma räägin 13, ärme jätame see 70, meie lapselaste põlvkonna jätame. Meie esitleme teile 4-aastaseid ja juba seal on poliitika muutus sees, see tähendab 2 aastat ostetakse kõik, mis hädavajalik on ja siis hakkab defitsiit langema. Ma loodan, et peale valimisi see hoiak püsib. Vabandust, ma täpsustan üle, et 2 aastat ostetakse see, mis vajalik ja siis hakkab langema. Aga hädavajalik ostetakse kiiresti ära ja siis ei ole vaja seda tõenäoliselt sellises mahus enam seda defitsiiti käristada. Riigikaitsekulude mõttes või? Ei, me suudame eelarvet kohandada selle juures. Praegu nii kiiresti suudeta eelarve defitsiite kohandada. Aga vabandust, mis on täpsustab, mis on see seos siis nende kiirete riigikaitseinvesteeringutega, mis tehakse 26. 27. aastal, sellega sees, et me suudame riigieelarvet siis defitsiiti kohaldada. Mismoodi näeb välja riigikaitsekulude seos defitsiidi kohaldamisega?
Ma ei saanud sellest jällegi. Sa ise ütlesid, me teeme 2 aastaga kiiresti ära riigikaitse kulud ja siis suudame kohaldada. Eelarved kohaldatakse, kärped jätkuvad näiteks, nagu otse öelda. Ja hulk kulusid on külmutatud. See lihtne olukord ei ole. Külmutamine tähendab nominaalse kasvu juures ju tegelikult defitsiidi vähendamist. Aga me ka vähendame kulus. Ma täpsustan selgituse mõttes üle. See, ütleme, need trajektoorid, mis on siin tehtud 2 inimpõlve perspektiivis või vähemasti 2032 aastani jõudvalt, see on tehtud ikkagi eeldusel, et riigikaitsekulud on 5% või? Jah, minu arust küll. On nii, härra Rättemäega noogutab ja mis meil siis me kõik... Ja ma ise ei tõmanud neid jooni, aga see on ju poliitika valik. See on poliitika valik. Ja minu küsimus nüüd siis on, et kuidas me siis jõuame 2032 aastaks sellest august, mis on, tekib 4,5% defitsiiti, et tegelikult siis selle 1%-ni, kui eesmärgiks on 2070 aastani defitsiidis riigieelarve. Kuidas me jõuame seda, kirjeldatakse iga aasta RES-i ja riigieelarvega, aga mitte siin... See on hea vastus, aga vabandust, selle augu tekitate ju teie, härra rahandusminister, oma esitatud nii röögatusdefitsiidis eelarve strateegiaga, et ma arvan, et teil lasuks ka minimaalne hoolsuskohustus selgitada, kui te panete ette baasseaduse muudatused, mis näevad ette nii-öelda nõude, tõsi küll laugjamaks, aga saavutada riigieelarve jooksev defitsiit 1% 2017 seada tulevikuks eesmärgiks jooksev või püsiv defitsiit, tõsi küll väiksemas mahus, siis teil lasub aga kohustus vähemalt kirjeldada mingisugune mõttekäik, kuidas selleni mõneaastase värvaga jõuda. Minimaalne hoolsuskohustus on omaks võtta pärand ja tõstes riigikaitse kulusid mõelda sellele pikaajalisele kohanemisele, kui soovid siis iga päev, aga see pärand ikkagi kujundati juba varem, nii et vaata natuke peeglisse, et kes alustas. Nii et 4,5% defitsiidist seda, kuidas meil õnnestub 2032 aastaks olukorras, kus meil ka see Euroopa riiklik julgeolekuga seotud vabastusklausel, vähemasti tänase teadmise puhul raugeb, eks ole, seda käsitlust rahandusministril ei ole. On küll. Ja milline see oleks siis? Ma luban, et kui sa annad mulle aega, siis ma seda ka esitan iga aasta. See on samm-sammune liikumine, aga poliitilises keskkonnas kompromissidele ma ei saa öelda teiste eest, mis lõpuks saab olema see vorm. Aga selle asja kirjutab meile välja ette seadus. Euroopa Liit iseenesest võimaldab 4 aastat 4,5%, meie seda maksimumi püüdma ei lähe. Me lähme esimesel 2 aastal ja siis hakkame korrigeerima. Nii ta käib. Omal ajal sai tehtud 9% SKP-st konsolideerimist erinevatele meetodile. Muidugi tänapäeval sellist õhku enam eelarves ei ole, aga kõik on võimalik. 4,5% miinust või ka 3,5% on mitme aasta peal on palju lihtsam kui 1 aastaga 9. Esmane ekspertiis näitab seda, et paraku ma pean kurvastama härra rahandusministrit asjaga, mida sa vist tead isegi. 28-29 riigistrateegia on niisugust õhku täis, et tõenäoliselt vähemasti tänase perspektiivi pealt kujuneb see minimaalselt 4,5% defitsiidiks, mis on sisse arvestatud. Kõik need, mis asja peretoetuste seal vähendamised ja nõnda, mille üle keegi oma autorsust ei ole, keegi ei anna mulle seletust selle kohta, järelikult see on õhku täis. Eelarve piirangud ongi need asjad, mille järgi kulusid kärbitakse. Nii käibki. Ma võin nüüd informeerida. Nii käibki. Eelarve piirang ette ja siis kulud tulebki viia kooskõlla tuluda. Aga kui jutt on sellest, väga õige, härra rahandusminister, ma tänan selle nõuande eest. Eelarve piirangute järgi tuleb kulusid kärpida. Aga mu küsimus on, härra rahandusminister, kuidas siis sai juhtuda teie nii-öelda fiskaalpoliitilisel kapteni sillal, niisugust kujund, eks ole, viibimise ajal, et 24. aasta valitsemiskulude täitmine on 1,9 miljardit eurot madalam, kui on 26. aasta riigieelarves sätestatud valitsemiskulude maht, mida te olete määratlenud valitsuse poliitilise doktriiniga. Et kuidas siis... Ma tegelikult sellise retoorikaga, ma ei viitsi isegi kuulata neid laused, mis sa ütled, kui sa poetad sinna selliseid fraase sisse ja opereerid sõnaga valitsemiskulud. Korduvalt on sul öelnud, et sellist terminit ei kasutata eelarve tegemisel. See on väga makromajanduslik toortõlge
pensionid, meditsiin, riigikaitse ei ole valitsemiskulud, nii nagu inimene seda tajub, nii et kui tahad nõu anda, et kust sealt vähe kulusid kärpida, siis ütle välja, aga ära tooda seda terminit kogu aeg avalikkuse jaoks, et meil on mingisugune valitsemiskulud ja tohutu bürokraatia, mis sa toodad seda kogu aeg. Tunnista üles, et tegelikult meil on valdavalt on tegemist valitsuse enda kuludest väga kaugele jäävate asjadega, millest ei ole koos. Jah, te olete sisustanud selle sõna valitsemistulud, tsiteerin, kärbime tööjõu ja majandamiskulusid ning tegevus- ja sihtotstarbelisi toetusi 3 aasta jooksul 10%. See ongi see valitsemiskulude mõiste, mida on härra peaminister korduvalt sisestanud. Me võime selle anda muu nimetuse. Sa otsid mingist poliitretoorikast, ma isegi ei, see on Kristen Michali valitsuse alusdokument, millele ma arvan, härra Ligi on andnud oma autor ei ole isegi seda signeerinud, ma olen selle elluviimise ajal saanud siis rahandusministriks, aga ära ripu mingite poliitfraaside küljes. Poliitfraas, see on poliitikakavatsus. Kokkuleppe nende kulude kärpimisel kehtib edasi. Aga häda ongi selles, et kokkulepped kehtivad. Poliitfraasid, nagu sa ütled, millega valitsus ennast ilustab, need kehtivad. Aga küsimus on, tegelikkus on vastassuunaline. See on probleem, eks ole. Aga selge. Kuidas see tegelikkus vastassuunaline on, kui vahepeal on nii palju rahvusvaheline olukord muutunud, et kaitsekulude 5%, mida tookord ei osanud tunnes näha isegi, ma arvan, kaitseminister, tema võib-olla nägi. Aga tol korral rahandusminister ütles 6 aega hiljem talle, et seda rahuajal ei juhtu. No selgus, et me peame saama läbi suuresti ilma USA panuseta ja kaitsekulud tõsteti hoopis teise kohta. Selle ajani oli USA veel abistamas Ukrainat. Nii et need personali, majandus ja sihtotstarbeliste toetuste kulud on tegelikult 10% või see 5% pluss 3% vähenenud, pluss siis kaitsekulud, mis sellelt väljas on. Nii või on tehe siis sinu selgitus järgi? Või kaugeltki mitte. Ja mis on siis veel? Need kulud moodustavad väga väikse osa kogu eelarvest. Aga see 5+3+2 kehtib edasi, lisaks järgmises aastas veel 20 miljonit, lisaks on nulleelarve, kuidas öelda siis, kuidas seda kasutate, nulleelarve on aga eksitav, aga põhimõtteliselt eelarve revisjoni kulud on, mis on otsesed kärped. Aga mina ikkagi majanduslikuks kärpeks, mis võimaldab defitsiiti siis kontrolli alla saada, loen ka külmutamisi. Kui ümberringi on inflatsioon, kui ümberringi palgad tõusevad ja riigisektoris on nad külmutatud, siis see on kärbe sisuliselt. Aga lisaks on ka päris kärped, otsesed vähendamised. Jah, aga lihtsalt summad kasvavad röögatult selle kärpimisega, et ma kardan, et sinna võib ävarda varsti. Millised palun kritiseeri siis, kritiseeri kas tervishoid, me vähendasime tuntuvalt haigekassa probleemi. Kas sa tahaksid vähendada kaitsekulusid? Ei, ma loen valitsemiskulude kasvu 1,9 miljardit. Pensionid, ma päris täpselt ei saa aru. Pensionid ei ole ei personal ega majanduskulud, tähendab klassifitseeritud. Ma ei saa aru, miks sa asetad siia mingit pensioni? Sellepärast, et sa loobid neid 100 miljonilisi summasid nimetades valitsemiskulude kasvuks. Neid, mis tegelikult on kaugel valitsemiskuludest, nii nagu see tavakeele mõiste on, need ei ole valitsemiskulud. Publik kuulab sind, näed, kus populaarne poliitik paljastas valitsuse priiskamise. Ei, valitsus ei priiskanud. Ta maksab välja pensione, ta maksab välja haigushüvitisi, raviarveid, ostab varustust, et katsu oma retoorikat korrigeerida veidi ausamaks. Nii, pingutame ja tõmbame koomale riigiaparaadi valitsemiskulusid. Kristen Michal, Reformierakonna ajaleht, 7. august 2025. Selge, aga tuleme nüüd hubasemate teemade juurde. Mul on küsimus õiguskantsleri esindajale.
13. augusti õiguskantsleri allkirjaga kiri nendib seda, et tegevuspõhine aastaeelarve sellisega, nagu see on Riigikogule esitatud, 2020. aastast ei vasta Eesti Vabariigi põhiseadusele. Ja see eelnõu ei sisalda nõudeid aastaeelarve olemuslikuks muutmiseks ja jään, see on siis antud juhul osunduseks ole proua õiguskantslerile, varasema seisukoha juurde, et eelnõus pakutud muudatused ei aita tagada Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahv 115 täitmist. Ja õiguskantsleri sellele väga põhimõttelistele seisukohtadele on Rahandusministeerium vastanud kooskõlastustabelis, selgitame ja teatud passustega siis, lükates siis ümber. Et mu küsimus on, et proua õiguskantsleri esindaja, kas teie jaoks, õiguskantsleri institutsiooni jaoks on need selgitused õiguskantsler Ülle Madise positsioonid ümber lükanud veenvalt? Või õiguskantsler Ülle Madise jääb oma senise positsiooni juurde, kuna seaduse tekstis muudatusi osunduses õiguskantsleri positsioonidel ei ole? Nüüd on tehtud eelnõu kohta, eelnõu ongi jätkuvalt menetluses, nii et siis ma arvan, et siin on võimalusi arutada ja vajadusel ka muuta eelnõu. Ei, aga kas õiguskantsleri positsioon on jätkuvalt endine, et see ei ole kooskõlas, see eelnõu ja see baaseelnõu ei ole, õiguskantsler kõneleb, ma saan aru, eelarve, mis on lõpptoodang, eks ole, baasseaduse alusel eelarve, eks ole. Et sellise baasseaduse alusel, et need eelnõus pakutud muudatused ei aita tagada põhiseaduse paragrahv 115 täitmist. Me tahame öelda siiski seda, et me räägime konkreetselt baasseadusest, nende muudatustest, et me ei seostaks seda ühegi konkreetse aasta eelarvega. Eelnõu muidugi viidatakse konkreetsele. Jah. Et jätkuvalt teie meelest põhiseaduslik probleem eksisteerib paragrahviga 115? Baasseaduse puhul tõesti see murekoht on, et kas need muudatused, mida ka plaanitakse, kas nad aitavad kaasa sellele, et Riigikogu otsustab kõigi kulude ja tulude üle? Nii, aga mis tähendab teie juriidiline kvalifikatsioon murekohast, et kas siis te ütlete, õiguskantsleri institutsioon ütleb, et tegevuspõhine eelarve ei vasta Eesti Vabariigi põhiseadusele 2020. aastast. Kas see eelnõu ei vasta Eesti Vabariigi põhiseadusele? Kas see eelnõu aitab selle saavutada, et eelarve on vastab põhiseadusele? No tegelikult baasseadust on ilmselt võimalik rakendada põhiseaduspäraselt olnud juba aastaid, eks ole. Ja kogu aeg seda parandatakse, otsitakse tasakaalu, nagu enne selgitati. Et tõesti need asjad on protsessis. Aru saadab, aga mu küsimus on nõnda, et kui te nüüd jõudsite ise konkreetse aasta eelarvete juurde, te ütlete, et tegevuspõhised aasta eelarved alates 2020. aastast ei vasta Eesti Vabariigi põhiseadusele. Ja see on õiguskantsleri seisukoht, kas 26. aasta riigieelarve seaduse eelnõu vastab põhiseadusele? Kas te hõlmate, seal on see eksklusiivne või inklusiivne või see puudutas kehtivat, kus te 20. aasta tegevuspõhise eelarve mitte põhiseadusele vastava, siis aasta eelarve piirjoon jookseb praegu? Ma saan aru, te tahate, et me annaks hinnangu tuleva aasta eelarvele. Ei, ma küsin seda, et aga te ütlete, et tegevuspõhine aasta eelarve, nagu on esitatud alates 20. aasta ja aasta Eesti Vabariigi põhiseadusele. Et kas ma loen, et need on siis puudutab kõik eelarved, mis on esitatud pärast 20. aastat? No need murekohad on ju tegelikult need, millest me oleme rääkinud. Et kui palju saab otsustada Riigikogu, kui siduv on see otsus ministritele ja valitsusele. Need on need murekohad. Ja ma saan aru, et need murekohad praegu, kui me ei ole põhiseadusega, nende eelarved ei ole põhiseadusega kooskõlas. Me näeme probleeme selles, aga ma ei ole öelnud, et ei ole mingi konkreetse aasta eelarve, ma ei ole öelnud, et see ei ole kooskõlas. Ei, ma loen teie enda, te olete Kristi Lahesoo on telefon all Ülle Madise kirja, ma tsiteerin, tegevuspõhine aasta eelarve sellisena, nagu see on Riigikogule esitatud, aasta 20 ei vasta Eesti Vabariigi põhiseadusele. Ja selles osas, et küsimus on selles, et võib-olla paindlikkust on eelarve baasseaduses liiga palju, et minister saab otsustada ümber selle, mis Riigikogu on ette kirjutanud. See on see murekoht. Ja see on olnud juba mitu aastat, eks ole, kui see tegevuspõhine eelarvestamine siis nagu kõikide ministeeriumite puhul hakkas kehtima. Et see on üldine murekoht.
aga mitte konkreetne hinnang ühegi aasta eelarvele. Et seda on tegelikult ju 25 aastat tagasi on ju Riigikohus on lahendanud riigieelarve vaidlust. Õiguskantsler pöördus, vaidlustas mõned konkreetsed kirjad aasta eelarves ja siis see tulemus on ju teada, et tegelikult ei ole sellel vaidlustamisel perspektiivi senise praktika järgi. Tähendab, mis aspektist ka, et õiguskantsleri ametkond on seda analüüsinud, et vaidlustada ka võimalik konkreetne eelarve? Ma räägin sellest varasemast kohtulahendist aastast 2000, eks ole, kus mindi kohtusse ja siis kohus ütles, et kui seadusest tulenevad mingid ülesanded, siis riik peab täitma neid sõltumata sellest, kas eelarvesse nähakse selleks raha ette või mitte. Ja selles osas ei ole ju mitte midagi muutunud. Ja üksikkirjad puudutava taotluse jättiski Riigikohus nagu rahuldamata, nii et sellest see ei ole nagu perspektiivikas. Et see ongi asi, kus oleme juhtunud tähelepanu baasseadusega teatud küsimustele. Ja ma saan aru, et see tasakaalu otsimine käibki erinevate eesmärkide vahel. See ongi protsess, aasta-aastalt on tegeletud nende küsimustega, muudatused on olnud abiks, me liigume meie vaatest õiges suunas. Võib-olla siin on veel asju, mida saaks paremaks teha, aga ongi, et praktika ongi lõpuks tõe kriteerium. Just, praktika on põhiseadusega mitte kooskõlas olev, ma saan aru teie kirja diagnoos. Aga mul on küsimus, härra rahandusminister, et mis põhjusel siis Riigikontroll on osundanud probleemile, mis puudutab seda, et majanduskulud ja tööjõukulud peaksid olema ühes potis koos. Teie eelnõu järgi peaks nad koos olema ja Riigikontroll on kritiseerinud seda või öelnud, et see ei ole asjakohane. Miks Rahandusministeerium selle Riigikontrolli ettepaneku need lahku viia tagasi lükkas? See oli vist eelnõu paragrahv punkt 27. Kumb selle praktika on tõe kriteerium sõnastas, kes oli Lenin või Marx? Kindlalt ei ole ta igatahes ainus kriteerium ja see on hästi vastuoluline lause. Nii et me ikkagi lähtume, meie tõde algab põhiseadusest, ma arvan, me järgime seda väga hästi, ka seadused on meie tõde ja küsimus oli sul siis mis? Miks te peate asjakohaseks viia kokku majandamis- ja tööjõukulud, mitte neid eraldi välja tuua? Selle jauramise käigus on ju nii ja teisiti neid asju muudetud, aga mõistliku majandamise seisukohalt muidugi pole see seina ehitamine kuigi praktiline, et kuidas see ajalugu on olnud, Sven, sa meenuta selle kooshoidmisel ja lahkulöömisel? Aastast 2002 juba riigieelarves on näidatud tegevuskulusid koos ja nüüd 25 aasta seaduse lisas me võtsime nad lahku ja mitmed osapooled pöörasid meie tähelepanu, et on liiga detailne ja samas ka, et on siis seaduses liiga palju selgitavaid ridu, mis puudutavad siis ministrite otsustusõiguste eelarve osas. Ja ka näiteks toodud Soome eelarves on tegevuskulud koos ja kui me siin mõnda aega tagasi laua taga istusime ja arutasime sellel teemal, siis ka riigikontrolör ütles, et ministrite otsustusõiguse tagamiseks tööjõumajandamiskulud on koos, see on mõistlik. Ja lähtusime ka rahanduskomisjoni ettepanekutest seaduse ülesehituse koostamisel. Ma illustreerid seda jälle varem või hiljem selle näitega, kuidas kuskil märtsikuus oli Rahandusministeeriumis palku tõstetud, aga see on tegelikult selline tulekahju kustutamise probleem, et inimesi tööl hoida on pigistatud siit ja sealt kõike raha kokku. Rahandusministeeriumi põhipalgad on ministeeriumite kõige madalamad, on mulle statistika ütleb. Ja sa oled seda meil ette heidnud, et me siis majanduskulusid kokku tõmbame. Et ikkagi see eelarve piir on tähtis Riigikogule, mitte täpselt see, et millisele ametnikule siis oli vaja palka tõsta ja et teda tööl hoida. Aga need kõik ei ole hoidnud, need on juba, kui sa vaatad ringi, siis meil juba mõnda inimest sa ei näe, kes on põhivaru kandja olnud või põhikoormuse kandja olnud siin eelarvest rääkides. Võitsid selle 3,2 miljoni euro salarahale.
Ma ei tea, võib-olla sul on kuskil salaraha, et mul ei ole ausalt. Vabandust, ma tsiteerin ka Riigikontrolli hinnangut, mis oli siis arvamuse eelnõu kohta punkt 27, kus viidatakse ka IMF-i soovitustele, mille ma saan aru on Rahandusministeerium tagasi lükanud. Härra Riigikontrolli, palun. Aitäh. See, mis konkreetselt, mul on tegelikult väga palju viiteid oleks, aga mis puudutavad konkreetselt seda tööjõukulude ja majandamiskulude eraldamist, siis alates, ma arvan, et see on aastast 2022, kui on räägitud sellest, et riigis personalikulud ei tõuse ja sellest hetkest alates on Riigikontroll rääkinud sellest, et sellisel juhul, kui miski kulu ei suurene, siis ta tuleb seaduses või kuskil fikseerida. Ja see, mis nüüd on, miks me selle märkuse tegime, oli see, et käesoleva aasta eelarves, mis on lisana toodud, on eristatud tööjõukulud ja majandamiskulud. Et nagu viide oli, tõepoolest nad on selgitavad read, nii nagu nad nüüd seadusesse tuues on selgitavad read võiks olla tegelikult seletuskirjas, mitte seaduses. Seaduses võiks olla siduvad read ja veel kord tõepoolest ka viitasime konkreetselt viimasele IMF-i raportile, kus on öelnud, et valitsemisalad otsustusõigus tööjõukulude üle tuleb juhtida ja piirata. Hetkel on tegelikult valitsemisalad ise need, kes eelarve sees otsustavad seda, millised on tööjõukulud. Ja mitte ainult Riigikontroll tuleb välja ja arva seda, vaid tegelikult ka Rahvusvaheline Valuutafond on seda päris hiljuti öelnud ja see oleks igati mõistlik. Ma korra ühe ikkagi asja tahaksin ära õiendada, et see, mis puudutab konkreetselt seda eelarvevaadet, et siis oli viide sellele, et me oleme öelnud, et need pealkirjad, mis on, ei vasta tegelikkusele. Ei, need, mis Riigikontroll on välja öelnud, kõik need väited ja seisukohad vastavad ikkagi tegelikkusele, et me näeme siin probleemi selles, et mitte tegevuspõhises eelarves, vaid tegevuspõhise eelarve eesmärgid on kõik arusaadavad, toredad ja nii edasi, aga me ei ole neid saavutanud, aga me oleme kaotanud ka kulupõhise eelarve vaate. See on ju tegelikult kogu aeg see kriitika olnud, et me tegelikult ei saa aru sellest, mille jaoks raha läheb, kellele, kui palju ja Riigikontrollil on võimatu hinnata seda, kas raha kasutatakse eesmärgipäraselt, kui eesmärk on erinevatel ridadel ujuv. Et kui siin oli ka viide sellele, et nüüd tuuakse riigieelarve seadusesse mõned read, riigieelarve seadus tehakse detailsemaks, aga miski otsustusõigus ei muutu, siis sellel ei ole ju tähendust. Sellel real ei ole mitte mingisugust tähendust, see on natuke nagu helmed pärismaalastele, et kui sellel, nii ütlengi, et sellel ei ole ju tähendust, et kui see on selgitav rida, sellel peaks olema mingisugune siduv tähendus. See viide, mis mul oli sellele, et me baasseaduses välistame selle võimaluse, et kunagi tulevikus, järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal oleks Riigikogul võimalik otsustada selle üle, kas paindlikkus on totaalne või mitte, antakse totaalne paindlikkus teatud ridade mõttes. Sellel ei ole ju vajadust, seda võib teha iga-aastase riigieelarve seaduse raames öelda, missugune see paindlikkus on, nii nagu praegu seda tehakse. Nii et me ikkagi selles mõttes oleme selle lähenemise suhtes praegu kriitilised seni kaua, kui ikkagi me ei saa selgelt rääkida sellest, kas eesmärgid on täidetud ja mitte. Kui me kedagi solvanud oleme, siis küsimus ei ole, et me kedagi isiklikult oleme tahtnud solvata, kui Rahandusministeerium ütleb, et meil on rakendatud tegevuspõhine, tulemuspõhine, mis iganes eelarve, et me tegelikult rahastame tulemuste kaudu, siis see ei vasta tõele ja see ei ole solvav, vaid see on fakt. Aitäh! Ma selle viite IMF-ile ja OECD-le vist mõlemale viitele, et ma pigem lükkaks selle tagasi, et sellisel moel soovitust mina ei ole näinud. Vabandust, härra Keentol, kas see on vale või väide, et tegelikult luba mul lause lõpetada. Vaid nende soovitused on palju üldisemad ja nad ikkagi peavad silmas eelarvepiiranguid üldiselt. Kui korraga vähendatakse majandus- ja palgakulusid, eelarvepiirang on langev, siis kindlasti nad ei ütle, et seal sees tuleb eraldi kontrollida palgakulusid. Ma olen täiesti kindel, ma küsin neilt üle sinu soovil, võin küsida, nad ei mõelnud seda. Nad mõtlevad seda üldise
palgapoliitika osana, aga kas seda teha kaudsema või otsesema kärpe kaudu, siis ei ole kindlasti nende soovitus, kumba pidi teha. Nad ei kujuta tegelikult ette seda, mis meil praegu toimub riigisektoris, vaid need üldised soovitused lähtuvad sellest, et palgapoliitika peab olema kuidagi ohjeldatud ja seda ta on. Nii, härra Kirsipuul on repliik või härra Lettemäe teab, kas IMF seda soovitas või ei soovitanud? Ma korra täpsustan sellepärast, et me kohtume ka IMF-iga alati, kui nad siin käivad, et mida IMF siin silmas peab, on see, et alati, kui me räägime neile nagu riigi sellest valitsussektori kulude kujunemisest, siis me ütleme, et meil on nagu demokraatlik riik, kus osad kulud on keskvalitsuse kontrolli all, osade kulu otsustavad kohalikud omavalitsused ja meil on ka osa siis asutusi ja institutsioone, kes siis oma palgapoliitikat saavad ise kujundada, olgu et nad valitsussektoris. Ja see puudutab kitsalt seda, et keskvalitsus, eks ju, saab piirata keskvalitsuse palgakasvu, tööjõukulusid, kohalikud omavalitsused, kes saavad endale tulu, eks ju, ka tulumaksu laekumisest, tegelikult on autonoomsed otsustama, kuidas nad kohaliku palgapoliitikat kujundavad. Ja sama puudutab ka, me täna vist uudistest lugesime arstide palgakujundust, ülikoole, et diskussioonidest IMF-iga, IMF ütleb seda, et see võib-olla ei ole päris optimaalne, et see ei ole võrdne süsteem või optimaalne süsteem, eks ju, kus on nii-öelda Tallinna linnal võimalik, eks ju, konkureerida siin Tallinna linnas keskvalitsusega nagu teistsuguse palgapoliitikaga piltlikult öeldes, eks ju, et see on see, mida IMF tegelikult ütleb. Ja kuna ei ole nõus sellega, et Michali valitsus hakkab sinu ametnike palka määrama, või oled? Näiteks linnajuhtide palgad on suuremad kui ministritel, sa ei lähe ju sel juhul linna peaks. Ja ma arvan, et see on see veidikene, küll me Tallinna linna palkadega hakkama saame, aga siiski ma arvan, et sa Jürgen bluffid. Ma võtsin lahti IMF-i selle raporti tõepoolest lehekülje 20.90. Ja siin on selgelt öeldud, esiteks hoiatatakse, mitte ei öelda, et siin on tohutu kärpimine käib, vaid hoiatakse just nimelt hüppelise kulu surve üle. Ja teiseks öeldakse, et kutsutakse üles ministeeriumide diskretsiooni piirama palka ja tööjõukulude valdkonnas. Ja siin on tõlgendus, et ma kindlasti loen neile ette, ma kohtun nendega vastu Ameerikas sel nädalal juba ja kohtun ka paari nädala pärast Eestis. Ma kindlasti sellele, et millised tõlgendused on tekkinud, et ärge enam nii kirjutage. Juhul, kui inimene loeb ainult ühte lauset, ta saab valesti aru. Ja nüüd ma loen, to deliver on this objective, on kriitiline piirata erandeid, mis on antud ministeeriumidele, teistele asutustele palga küsimustes. See on kriitiline, ütleb IMF, aga tood oleks. Aga nüüd on minu küsimus, mis puudutab seda... Mul on täiendus, selle punkti juurde. Lihtsalt tahtsin ühe asja nagu ära markeerida, et seesama tööjõukulude eristamine, et nagu Eneken ütles, siis 2000 algusest on olnud tegevuskulud eelarves esitatud koondina ja seetõttu ka piiratud koondina. Ja tõepoolest eelmisel aastal või jooksma aasta eelarves olid nad siis selgitava kandena ühe korra lahus. Järgmisest aastast me planeerime neid jätkuvalt koos näidata. Ja et kust see nüüd selline kriitiline vajadus hakata neid seaduses eristama on ootamatult tulnud. Et on viidatud ka Riigikontrolli õiguskantsleri poolt Soome eelarvele, et Soome eelarve nende ettekannes sisaldub lause, asutustel on väga suur paindlikkus operatiivkulude sees. Riigitarve seadus ei räägi personalikuludest midagi. Et kuidas me samal ajal saame viidata sellest, et Soomes on hea praktika, Eestis pole seda praktiliselt kunagi tehtud ja nüüd äkki on see suur probleem, mida peaks hakkama ilmtingimata lahendama järgmisel aastal. Suur vastuolu on justkui kuskil tekkinud. Sellepärast, ma korra lõpetan ära, et sellel mündil on ka teine pool ja see ei ole lihtsalt see, et paneme piirmäära ja siis on kõik hästi. Nende kulude koos hoidmisega me loome sisemise motivatsiooni näiteks hoidmaks kokku kinnisvarakuludelt selleks, et võimaldada palkasid tõsta, mis on väga mõistlik lahendus olukorras, kus järgmiseks 4 aastaks on palgakulud külmutatud. Kas keegi reaalselt arvab, et järgmised 4 aastat kuskil ei tohi palk tõusta?
olukorras, kus Eesti keskmine tõuseb sinna 3-4%. Aga näed, sa tegidki väga õige ülestunnistus, et tegelikult see, mis on seatud poliitika jooniseks, tegelikkuses on hoopis teine, muutub transformeriks nagu. See ei ole selles mõttes ju avastus, et see on... Vabandust, aga see on küll praegu laim, sest me oleme täpselt isegi Kristen Michali need tavakeele laused kirjeldavad ikkagi nende artiklite koos vaatamist, üldist kärpekohustust, rääkimata, aga riigieelarve strateegiasse põhimõtteliselt ikkagi planeeritakse külmutamine. Ja päriselus on hulk erandeid, mis tõstavad seda keskmist julgeoleku, meditsiini, hariduse, mis moodustab ju 40% avaliku sektori palkadest, rääkimata energeetikast, eks ole, mida üldse sina ainult nimetad valitsemiskuludeks. Et see ei ole, poliitika valik on täpselt niimoodi välja kuulutatud ja sellest peetakse kinni. Need 3 artiklit, see kärpe ülesanne, seda viiakse ellu, see ei tähenda, et sisemised ümbertõstmised oleksid keelatud, seda me ei ole kunagi nii mõelnud. Aha, näed, nüüd me jõudsime selle juurde, et mingi valitsemiskulud ikka on olemas, et see ei eksisteeri midagi, aga näed, selgisime midagi. Minu küsimus tavakeeles võivad nad ju, võib see sõna sinu abiga sisse lipsata, aga põhimõtteliselt me ei kasuta selliseid termineid. Kui sina lähed neid numbritega illustreerima, siis sa tegelikult eksitad avalikust. Sa kogu aeg räägist mingitest valitsemiskulude kasvust. See on pettus. Mina ei räägi niimoodi. Sinu lugupeetav peaminister kõneleb nendest ja see on olnud võetud valitsusele antud signaal. Ta tähistab neid 3 artiklit. No näed, just. See on teie enda arbitraarne konstruktsioon. Mida kärbitakse. Ta on seda kuskil öelnud ja nüüd sa elad sellega aasta otsa ja igal koosolekul tõstad selle üle. Muutu tõsiseks. Nii. Ja mul on nüüd küsimus, härra rahandusminister, ma kutsun teid üles tõsine olema ja järelevalveorganis. Tegelikult on, et miks, härra rahandusminister, peate te vajalikuks baasseaduses loobuda asutuste koondeelarves, riigieelarves, asutuste koondeelarves kulude eristamisest majandusliku sisu järgi? Küsimus on puudutab Riigikontrolli. Ma paluksin teid, härra rahandusminister, ikkagi jääda komisjoni. Sa kiilutad ühe teema ümber ja see on raske. Ma kutsun teid korrale, härra rahandusminister. Niisugune joviaalsus ja upsakus parlamendi liikmete suhtes on tegelikult lugupidamisavaldus kodanike suhtes, kelle rahvaesinduse eest te peate aru andma. Nii, aga härra Kirsipuu saab võimaluse vastata. Ja, et see muudatus nüüd haakub sama eesmärgiga leida parem tasakaal selgitavate ja piiravate kuluridade vahel riigieelarve seaduses ja seletuskirjas. Et siin enne käis ka läbi, et justkui me oleme kaotanud justkui majandusliku sisu eelarve nagu detailid, et me ei ole seda kuhugi kaotanud, me lihtsalt ei piirmäärasta seda. Personalikulud on olnud aastaid riigieelarve seletuskirjas, jooksul aastal ka seaduses, asutuste kaupa näha. Võib vaadata ühtepidi, teistpidi, kolmandatpidi, see info ei ole kuhugi kadunud, veel vähem on see täitmise statistikast kadunud. Ehk siis seda ei saa kuidagi öelda, et seadusest rea väljavõtmisega me oleme kuidagi info ära kaotanud ja keegi soovib seda peita. Vastupidi, me oleme aastaid täiendanud seletuskirja seaduse tasakaalu, loonud juhtimislauad veel detailsemaks infoks, ehk siis infot on väga palju. Küsimus on ainult selles, milline on täidesaatva võimu ja seadusandliku võimu vaheline tasakaal kulude piiramisel. Kas minna väga mikrotasemele, kuhu paljud riigid ei lähe, minnes asutuste personalikulusid otsustama, näiteks Riigikogu otsustab mõne allasutuse personalikulu ja kui keegi soovib majandamiskulu ülejäägi arvelt personalikulu teha, siis ei ole see võimalik, tuleb teha läbi pikk Riigikogu protsess, siis küsitakse meilt, et aga miks te tulete selliste väikeste muudatustega siia Riigikogu aega kulutama, on olnud sellised näited, kus seaduse muudatusi menetletakse, et me otsime tasakaalu selle vahel, et mitte minna mikrosse, mitte minna Riigikogu tasemelt juhtima iga asutuse personali otsuseid, aga teistpidi mitte seda infot ära kaotades. See info ei ole kuhugi kadunud. Ja see sama muudatus, millele te viitasite, on selle sama tasakaalu otsimine, et mitte panna seadusesse endasse liigselt sellist selgitavat infot, sest vastupidine kriitika oli see, et seal ei peakski seda infot olema, nagu me just kuulsime, sellist selgitavat infot peaks olema võimalikult vähe seaduses ja see kannabki seda eesmärki, et see viia seletuskirja, kus on see info ilusti kenasti olemas.
Aga ma küsin, aga kellelt on kõlanud see üleskutse, et selgitavat infot peaks seaduses võimalikult vähe olema? Kui ma loen, ja ma ei taha sõnu suhu panna õiguskantsleri kirjale, siis just need õiguskantsleri loogika või seletus ongi, et just nimelt eelarve seadus peaks olema võimaldada aru saada, kuhu siis tegelikult konkreetsemalt raha läheb. Et praegu meil, ma saan aru, me liigume hoopis veel võrreldes olemasolevaga teises suunas, kui ma neid paragrahve loen. Et tegelikult te ütlete, et ei piirmäärasta, eks ole. Mitte piirmäärastamine tähendab mida eesti keeles? Et antakse blankove. Mis tähendab mitte piirmäärastamine? Konkreetses, ütleme, kulukirjes, kui meie eesmärk on, härra Ligi läks minema, kuhu ta läks, ma ei tea, kuhugi ta läheb, aga on mitte piirmäärastada. Mida see tähendab siis tulemuse mõttes? See tähendab detailsuse mõttes piirmäärastada. Et võib ju minna üsna absurdi ja rääkida väikestest mikrokulude otsustamisest Riigikogu tasandil, mida keegi mõistlikuks ei pea. Kas me nüüd võrreldes kehtiva seadusega tõstame piirmäärastamata? Ei, me ei muuda seda. Me ei muuda seda. Piirmäärades ei muutu, paindlikkuses ei muutu midagi, aga see on vastuolu tõesti, kui see üllatusena tuleb, et siis soovitus ja suunis nii õiguskantsleri kui Riigikontrolli poolt on meile olnud, et sellist selgitavat infot peaks seaduse tasemel olema vähem, pigem vähem, ehk siis see muudatus, millele te viitasite, seda adresseerib, aga me oleme selle tõstnud seletuskirja ehk mitte seda infot ära kaotanud, sest see on oluline juhtimisinfo ja lisainfo Riigikogu liikmele näiteks tegemaks muudatusettepanekut seaduse tasemel. Arusaadav. Aga ma küsin nüüd härra Riigikontrolör, et siin on nagu mitu korda viidatakse, et Riigikontrolli tegelik positsioon on hoopis teistsugune, kui siin on muudatusettepanekutes. Lehekülg 24 muudatusettepaneku tabelis. Riigikontrolli ettepanek arvamus eelnõu kohta punkt 27. Riigikontroll nõuab või palub või teeb ettepaneku eelnõu vastuvõtmine ja rõhutab, et eelnõu vastuvõtmisel ei ole riigieelarves asutuste koondeelarves enam võimalik eristada kulusid majandusliku sisuse järgi. Nende kulude eristamisest ei tohiks loobuda. Härra Kirsipuu osutas nüüd sellele, et Riigikontroll varasemalt või mingites muudes arutelus on kutsunud esile detailiseeritust vähendama riigieelarve seadus on, eks ole. Et need on nagu vastassuunalised seisukohad, et kas Riigikontroll on endiselt oma üleskutse puhul juures sellele punktis, või mis puudutab siis seaduseelnõu punkti 27 paragrahv 1. Kui vaadata tagasi eelmisse aastas, siis eelmisel aastal, kui tekkis see lisa, Riigikontroll kirjutas juba siis, et sellist lisa, kus on selgitav informatsioon seaduses sees, et sellisel asjal ei ole väärtust, et ta on seletuskirja tähenduses, et juhul, kui valitsus saab otsustada teistpidi, kui Riigikogu kinnitab, siis sellel ei ole tähendust. Ja tegime ettepaneku eelmisel aastal juba, et ärme seda lisa nii teeme, on vaja põhimõttelisemaid muudatusi. See sama mõte kandub nüüd edasi sellesse lahendusse. Nüüd on lisa ära kaotatud ja on toodud osa selgitavat infot ja ma ei saa aru, see ongi probleem, et seletuskiri selgitab, seadus reguleerib, et sellisel real, millel ei ole siduvat tähendust kas või mingilgi viisil, sest see paindlikkus on nende ridade puhul totaalne, et täiesti võib muuta, et sellel ei ole sisulist tähendust. Ja nüüd tuleb vaadata kahte ettepanekut koos. Riigikontrolli ettepanek on see, et seaduses olevat, esimene kuskil eespool, me mäleta seda järjekorda, on see, et seaduses olevad read peaksid vähemalt mingilgi viisil olema siduvad. Nad kindlasti ei tohiks olla selgitavad sätted seal. Ja teine on siis viide sellele, et eelnevas lisas oli eristatud tööjõukulud ja majandamiskulud ja loomulikult me tõime selle välja selle mõttega, et kui ta seaduses on, siis mõlemad peaksid olema siduvad. Nii et selles mõttes minu see probleem algab sellest, et üldse on seaduses mingisugused read, mida Riigikogu heaks kiites võib keegi teine muuta. Et see on probleem tegelikult. Et see, et kas jagame ühte, teist või kolmandat pidi, see on juba hoopis järgmine küsimus, et selliseid selgitavaid ridu ei ole vaja. Eelmisel aastal ütlesime, paneme sinna need asjad, mis tegelikult midagi reguleerivad, teistsuguseid lahendusi on vaja. Nii, härra Kirsip. Ja, et sellist ootust kahjuks ei ole võimalik täita mitte kunagi, sellepärast, et riigieelarve sisaldab väga paljudes ulatustes ridu, mida ei ole võimalik Riigikogul ei piirmäärastada ega muuta.
võtame arvestuslikud kulud, võtame välisvahendid. Kuna põhiseadus nõuab kõikide kulude olemasolu eelarves, siis on loogiline, et eelarve on täis kulusid, mis on kas prognoositavad või loogiliselt projektidega seotud, välisrahastusega seotud, kulu tekib siis, kui tekib ja ei ole mõistlik seda tulla Riigikokku menetlema. Ja selle juures on küsimus, et teades, et see nii on, kas me siis selgitame seda rida, et vaadake, see on välisvahenditega seotud ja seda võib muuta minister või et pensioni prognoos sõltub indeksist, me ette ei tea seda täpset indeksit ja see võib ka muutuda või me ei tee seda. Kui me seda ei tee, siis me justkui rikuks põhiseadust, sest seda ei tohiks, see peaks olema igal juhul seaduses ja kui me seda ei ava seaduses, siis on Riigikogul jällegi ebaselge, mida see rida sisaldab. Ja siis tuleb õiguskantsler, ütleb, aga seadusest tulenev kulu peaks olema seal sees. Kui me pensioni paneme, see ei ole Riigikogu otsustada, et see pension peab olema selline kulurida. Järelikult me ei saa seda ootust mitte kunagi täita, et seaduses on ainult need kulud, mis on piirmääraga kulud. Ja küsimus ongi sellest tasakaalus, et me ei taha minna äärmusesse, kus meil on, sellepärast me neid muudatusi teeme, kes võtame tagasi mõned detailsused, kus meil on tunne, et võib-olla detailsust on liiga palju ja see hakkab häirima seda nagu tasakaalu siis piirmäärade ja mitte piirmäärade vahel, liigume natuke tagasi. Aga me ei saa nagu nulli liikuda, me ei saa sinna liikuda, et ongi ainult need read, mida Riigikogu ütleb piirmääraga. Nii, härra riigikontrolör, härra Kirsipuu ütleb, et sisuliselt teie ettepanekute on võim, et asutuste lõikes oleks majandusliku sisejärgi kulud välja toodud, ei saa mitte kunagi täita. Võimatu. Mitte kunagi. Okay. Seda, et kulusid piirmäära järgi ei saa kunagi määrata. Ma ütlesin, et riigi eelarve peab sisaldama alati kõiki kulusid ja ta alati jääb sisaldama kuluridasid, mis on ministri või valitsuse poolt muudetavad. Ja küsimus on ainult selles, kas me selgitame neid täiendavalt ehk liigendame lahti, ütleme, et vaadake, see rida on see rida, mida valitsus saab muuta, näiteks välisvahenditega seotud kulud või pension, mis tuleneb indeksist hoopis, Riigikogu ei saa seda muuta ilma seadust muutmateks. Et sellised read igal juhul on eelarves, kas me tahame või me ei taha. Ja siis on küsimus, kas me neid näitame eraldi reana seal, öeldes, et vaadake, see rida on kinni kirjutatud. No aga paljusid ridasid ei saa muuta ju. Suurt osa ridasid minister ei tohi muuta. Ta ei saa öelda, et ma pensionid maksan rohkem välja või vähem välja. Väide oli see lihtsalt, et seadus ei saa olema kunagi ainult need read, mida Riigikogu piirmääraga kinnitab. Sellist seadust me ei kujuta ette, sellepärast, et siis jääks ilmselt paljud read üldse välja eelarvest ja siis me läks põhiseadusega vastuolu teistpidi. Personali või töökulud ei ole arvestuslikud kulud, aga see selleks, et see on teine teema, et põhiküsimus on see, mis siis nüüd muutus selgemaks ja läbipaistvamaks võrreldes aastaga 2025 või 2024, kui tulid juurde seaduses selgitavad read, mis enam olid mujal. Ma arvan, see on see küsimus, et sellisel puhul, sellises vaates ei ole ju tegelikult tegemist mingisuguse suurema Ja siin selles mõttes ilmselt jääbki eriarvamus, sellepärast, et seda on tehtud koostöös rahanduskomisjoniga, eks rahanduskomisjon sellist tasakaalu nägi ja igaüks võib tulla ja arvata, et see ei ole piisav või see ei liigu õiges või vales suunas. See on ei muuda midagi, just nagu kõlas, aga samal ajal õiguskantsler soovis näha rohkem seadusest tulenevaid kulusid, mida me sinna sisse tõime, aga järelikult see muudab midagi, eks. Et me otsimegi neid muudatusi just, aga kellegi jaoks on mingi teine asi hoopis negatiivne, eks, mis meile tundub siin positiivne laua taga, et need nägemusi on väga erinevaid, mis on okei, aga lihtsalt meie otsime seda tasakaalu väga erinevate nägemuste vahel. Ja kui me siin rääkisime sellest, et kas personalikulud võiks olla piiratud või mitte, et paindlikkust võis olla vähem, siis kui te räägite ministeeriumidega, siis nemad soovivad suuremat paindlikkust, mis on ka okei ja loogiline, et me ei taha äärmusesse minna, me ei taha ühtegi äärmust, sellepärast, et siis on pilt meie vaatest valesti. Me otsime keskteed mõistes, et igal ühel võib olla nagu nägemus teises suunas või vähem paindlikkust, rohkem paindlikkust. Et need ükstapuha, kellega räägid seadusandlikul tasemel, täidesaatusvõimus, Riigikontrolliga, õiguskantsleriga, kõigil on oma nurk ja me ei ütle, et mingi nägemus on vale. Küsimus on lihtsalt see, et me ei saa kellegi lähenemist võtta ja öelda, et see on õige. Sellepärast, et tasakaal tekib kõikide nende erinevate argumentide koosmõjus ja me oleme aasta aega pingutanud selleks, et seda koosmõju püüda siia eelnõusse valada, rääkides kõikide osapooltega, kaasas erinevaid erakondi, kaasates Riigikontrolli, õiguskantslerit ja kõiki. Mõistes, et ega ideaalset lahendust kellegi ühe või teise jaoks ei ole olemas. Mulle tundub paradoksina, et me liigume hoopis nagu teises suunas. Aga millises suunas siis? Sellises suunas, austades kõiki ekspertiisi ja kompetentsi, see on oluline informatsioon, et retoorikas kõneletakse jätkusuutlikust riigi rahandusest, tegelikult me sisuliselt, nii nagu eelarvenõukogu osutab, me siseriikliku eelarve reeglistiku demonteerime suures ulatuses. Ja see toob kaasa ka põhimõtteliselt strateegilise muutuse. Eestil on eesmärgiks võlg
jooksev võlas eelarve aastani 2070, siis, ja see on põhimõtteline muutus. Ja teine küsimus puudutab, ma näen, et kui jutt on sellest, et siin ühiskondlik ootus on, et seadusandja poolt, või nagu ma ei taha õiguskantsleri sõnu suhu panna, aga on tegelikult see, et seaduse enda tekstis oleks sees konkreetselt näha, kuhu raha kulub. Hoomatavas mõttes, kuhu raha kulub. Siis praegu on tekkinud just nimelt, ma vaatan valitsemiskulude perimeetris, ma saan aru valitsuse poliitiline soov, nii-öelda mobiilsemaks seda muutu, nii-öelda manööverdamisvõimelisemaks seda muutu valitsemiskulude kategooriat, nii nagu me tähendasime nende ettepanekud. Ei, see ei vasta tõele. Me ei muuda midagi paindlikumaks, nagu ma ütlesin, paindlikkusreeglid ei muutu. Paindlikkusreeglid ei muutu. Täpselt see, mis kehtib 25. aasta, kehtib järgmine aasta. Ma saan aru, et häda ongi selles, Sven, vaata, et tänase olukorraga ei oldagi ju rahul. Kriitika ongi ju selles, et tänane olukord on ebapiisav. Muidu te tegelikult ei tegeleks ka sellega ju, väga palju tööd on ära tehtud, 17 aasta räägiti läbi, kõik komisjonid, asjamehed, nõndades, aga tegelikult tulemus, mulle tundub sellele ühiskondlikule nii-öelda põhiootusele tegelikult paraku ei vasta. Aga mis on ühiskondlik põhiootus ja meile ebaselgeks sellises väites? Mis see tähendab? Eesti on parlamentaarne riik ja me oleme võimelised seadusandja tasemel kontrollima riigi raha juhtimist või oleme suunamas riigi raha juhtimist. Ja seda küsimust me näeme ju paraku, meil on, grotesk on seesama ülekantavad vahendid, eks ole, siin need miljardid liiguvad edasi-tagasi, nagu sahtlid kolisevad sisse välja. Ja meil see võimekus on kadunud ja ühiskonna ootus on taastada see võimekus. Näete, kui palju niisugune elementaarne asu. Firmas on see perekonnas on see loogika, et meil tekiks arusaam, kuhu raha läheb. Finantsi juhtima. See on üsna erinevad teemad, eks, et ülekantavad vahendid ei ole kuidagi seotud seaduse pildi detailsusega. See on eraldi teema, mille me ka baasseaduse kontekstis parandame, nagu ma ütlesin, valitsuse reservi vahendid enam ei viida üle, iga-aastases eelarveprotsessis toimub see parandus nagu nii, aga kui me räägime ühiskondlikus ootustest nagu riigieelarve seaduse pildile, siis mina ütleks, et see ei ole ühiskondlik ootus on läbipaistev ja arusaadav eelarve ja visualiseeritud eelarve, sisse-välja suumitav eelarve, et igale tarbijale oleks võimalik leida teda huvitav info üles. Ja selle nimel on aastaid vaeva nähtud, et see oleks võimalik. Ja kui me räägime riigieelarve seaduse pildist, siis siin on küsimus täidesaatva ja seadusandliku võimu tasakaalus. Nagu me siin just rääkisime, Soome ei tee seda, et paneks personalikulud piirmääraga seadusesse. Et kui meie kõik tahame seda teha, siis ega keegi ei keela, me ei ütle, et see on välistatud. Ei, me ütleme lihtsalt seda, et täna on konsensus pigem sellel poolel, et mitte seda teha. Jätta see paindlikkus personali ja majandamiskulude vahel ümbertõstmiseks valitsuse ministri tasandile, et oleks võimalik kärbete tingimustes motiveerida sisemist kokkuhoidu ja selle abil kas tõsta palkasid, lahendada mingisugune infosüsteemi probleem või mis iganes. Sest kui parlament tahab endale seda õigust panna sinna piirmäär, siis ta võtab ka vastutuse selle personalikulude mõju eest, selle otsuse mõju eest. Et seal ei ole nii, et vastutus ja piirmäär on kuskil erinevas kohas. Ja siis on küsimus, kas parlament on valmis võtma vastutuse mõne allasutuse personalikulude piirmäära eest ja selle eest, et kui see ei ole piisav või midagi on täiendavalt vaja, siis ka menetlema neid muudatusi, ükstapuha, mis need summad siis on, väiksed summad kohati, eks, või mitte teha. Et nagu ma ütlesin, valikuid on erinevaid, see valik on täna erinevate nägemuste ja mehel tunnetuses päris laia konsensuse tulemus ja võib arutada, kuhu edaspidi seda viia, eks, aga ei saa öelda, et see on vale või õige. Mis on vale, mis on õige, see on muidugi, see on juba lausa teoloogiline kategooria, aga nii, olge hea. Ja, Tiit MKM-ist. Ma mõtlen, et kui täpselt tuleb riigieelarves midagi kajastada, seda põhiseadus ei kehtesta ette. Nüüd vastandub, mida täpsem on riigieelarve, seda läbipaistvad on, mida läbipaistvam on eelarve, seda arusaadavam ta on, aga kuskil tuleb leida tasakaal. Tasakaal on selles, et praegusel juhul majanduskulude jaotumisel personalikulundeks või mitte, kas seda jaotust esitatakse või mitte, on täidesaatva riigivõimu enesekorraldusõigus ja igal asutusel on enesekorraldusõigus. Kui me võtame, et asutusel ei ole õigust määrata, mis läheb personalikuluks, mis majandamiskuluks, siis sealt edasi võiks öelda, et muutuv palga jaotus võiks olla ka riigieelarve seaduses. Riigieelarves. Me võime alati minna järjest spetsiifilisemaks, aga kuskilt läheb see mõistlikkuse tasakaal ja praegusel juhul see mõistlikkuse tasakaal arvestabki vastu kaaluna arvestab täidesaatva riigivõimu asutust ennast korraldada ise. Aga muutul palga osakaal, vähemalt
Proforma ju ongi tuletatav selles mõttes, et ta saab olla palgast 20%, eks ole, eks ole, avaliku teenistuse seaduse loogika järgi, et ta saab olla siis ka minu terve mõistus, et palgafondist 20%. No muutuvpalk on ka, jah, seal on ka asendustasu näiteks, me tahaksime teada, asendustasul ei ole ju piirmäär ette nähtud. Huvitav oleks ju riigieelarve seadust näha ka neid muutuvpalga komponentide jagunemist. Muutuvpalga komponente. Jah, sest see tegelikult seaduse pildis 20% minust päris lõpuni välja ei tule, aga noh, see ongi kas täidesaatval võimul ja täidesaatval võimu asutusel on õigus enesemääratlusele või ei ole. Ehk siis praegu see jaotus arvestab seda, see ongi nii-öelda korrespondeeruv õigus. Jaa, see ongi küsimus nendest asjadest, et keerukas on loomulikult, ma tunnustan, mis on tehtud tööd, ma tunnustan seda ka Eesti ajaloo ja ma arvan, et ka võib-olla võõrvõimude aegse ajaloo kõige pikemat Eesti, kõige mahult lehekülgedelt kõige pikemat eelarvet koos seletuskirjade ja lisadega, ma arvan, dateeritud ajaloos. Et see on tõesti väga pikk, aga pean tunnistama, et kui ma nüüd olen töötanud sellega, ka võrdlen, eks ole, arusaadavalt 25. aasta eelarvega, eks ole, käsitsi lappad, eks ole, vaatad seal neid numbreid, nõnda edasi. Osasid asju on võimalik samal moel tuvastada võrreldavana, osadel asjadel on dünaamika muutunud, aga kogu selle programmide jutuga, ütleme, kui nüüd sisustada, kuhu raha läheb, lihtsalt, kui me jõuame nagu baasküsimuse juurde, ma ei taha mõjuda nii-öelda infantiilselt, lapsikult, aga ma ütlen, lihtsalt jõud ei käi üle, ei saa aru. Kogemuse pinnalt, ka mingites ministeeriumides, kus lihtsalt on kogemust, see on tuletus, oletus, selgitavate kommentaaridega, mida Rahandusministeeriumi töötajad lahkelt jagavad, on võimalik aru saada midagi vähemalt kavatsusest, eeldusel, et see informatsioon ja kindlasti Rahandusministeeriumi töötajad alati korrektne ja heauskne. Aga see on nagu põhiprobleem, see on põhiprobleem. Me võime alati öelda, et see ongi, et see ei ole profaanidele, et see ei ole nõrganärvilistele, see ei ole, eks ole, aga midagi siin on küsimust, et et siin on nagu meil vaja ikkagi reformatsiooni. Et ei saa olla nõnda, et on jah, et kõik on ladina keeles, piibel on ladina keeles ja keegi seda maarahvast aru ei saa sellest. Parlament institutsioonina ei saa aru. Ja ütleme, ma ei räägi populaarne avalikkus või see ei olegi lugemismaterjal eraldi võetuna. See on tegelikult probleem. Ja ei saa aru, ei ole mitte kiuslikkus, ei onni või niimoodi jalgade trampimise küsimus, et asendustegevusena mingile muule asjale lihtsalt öelda, nagu mida härra Ligi ütles. Ja mulle näib, et see on probleem poliitilises juhtimises, et ka poliitiline juhtkond ei ole võimeline, ja see on minu isiklik repliik, muidugi seda peagi keegi kommenteerima, ei ole võimeline seda riigi raha juhtimist korraldama. Ja see on küsimus. Ma siiski selle repliigi teeks, et kui öeldakse, et ei saa aru, et siis hästi kergesti tuleb see üle huultajaks, aga meie huvi on aru saada, millest ei saada aru. Et üheaegselt me näeme seda, et viidatakse Soome eelarvele kui heale näitele, samas Soome eelarve materjalid on 800 lehekülge. Kui te selle vaatate seda PDF-i juhuslikult on samas suurusjärgus. Soome riigieelarve sisaldab mõõdikuid tabelite kujul teksti vahel. Meil naeruvääristatakse mõõdikute olemasolu üldse. Soome riik tegeleb süsteemselt sellega, et mõõdikud oleks läbi räägitud Riigikontrolli, Riigikogu täidesaatva võimu vahel. Et kuidas selline ebakõla nagu tekib? Väga kergesti tekib, eks me ütleme, et ei saa aru. Ma täpsustan, siin on toodud näide Soome eelarve. Kas ma saan aru, et see baasseadus ettepanekuga ja 26. aasta seadus on tehtud nagu Soome seadus? Ei, loomulikult et me viitame Soomele kui nii-öelda teatud meie lihtsalt viitame sellele, see minu jutu mõte oli see, et me väga kergekäeliselt ütleme, et me ei saa aru. Viitame teistele näidetele süvenemata sellesse, mis seal tegelikult on ja andmata tagasi seda, millest siis ei saa aru. Sest aga küsimusi võib olla lõputult loomulikult. Väga lihtne on öelda, ma ei saa aru, näiteks kui palju on ühe või teise asutuse lähetuskulud. No loomulikult ei saa aru, sest sellist detailsust eelarves ei olegi ja tuleb juurde küsida. Või on tekst halvasti kirjutatud, väga nõus. Ega tekst ei ole ideaalne, teksti saab parandada, saab kohandada, saab tuua välja veel olulisemaid aspekte, eks, et see on kõik ju igapäevane töö, eks, et see ei ole mingi reformi vajadus, mida see nii-öelda kaasa toob, eks, vaid see on täiendava parandamisruumi on väga palju kindlasti, selles ei ole küsimust. Ja info veel kord ei ole kadunud, me otsime pidevalt tasakaalu seaduse ja seletuskirja vahel, luues uusi tooteid, võimaldamaks aru saada eelarvest, parandamaks teksti, sidumaks mõõdikuid paremini eelarvega ja selle tööga tegelevad samamoodi kõik riigid. Eks. Et see ei ole see küsimus, et kas on midagi nagu peaks täiesti teistpidi keerama, et see ei ole see küsimus meie vaatest.
Jah, lihtsalt kuidagi on välja tulnud niisugused paradoksid, et raha on kohutavalt puudu ja samal ajal on kuskil raha väga palju üle. Niisugust me elame mitmes korruses. Aga selge, ma tunnustan teid inimestena, ma tean, teil ei ole ka praegu kerge. See on tegelikult väga keerukas, ütleme, kellel siin see valitsus, aga küll me võtame ja saame selgust ja siin on teete loomulikult, see on professionaalne koostöö ja kindlasti me siin ka ühiselt põhiseadusinstitutsioonidega jätkame seda teemat. Ma tänan kõiki ja see oli vägagi hariv, mitmes mõõtmes, nagu see baasseaduse eelnõu sisaldabki ennast. Aitäh!